No nii, tere tulemast Täitunud unistus podcasti Ingar Tubalažov. Tänan kutsuvast. Rõõm, et me saame siis salvestada siin koolis, kus sa töötad siis koolijuhina. Kuidas see kooli õige nimi oli, et Vene gümnaasium või Tallinna Kesklinna Vene gümnaasium. Just, Tallinna Kesklinna Vene gümnaasium, et saime siin kiire setupi teha. Ja võib-olla natuke taustast ka, et miks me üldse siin salvestame või miks sa üldse siia külaliseks sattusid. Et selline aine nagu hariduspoliitika, mida annab siis Markus Ehasoo Tallinna Ülikoolis, oli meil vaja leida üks inimene, kes on oma valdkonna ekspert Eestis. Ja meie siis valisime teemaks eestikeelsele haridusele üleminek ehk hakkasime seda reformi, võtsime selle reformi aluseks oma kodutööle ja siis me jõudsime sinuni tema soovitusel. Ja kui me jõudsime sinuni, siis me saime aru, et tegemist on targa inimesega poliitmaastikul, aga ka pulmabossiga, kellega ma olin juba eelnevalt korraks ühendust võtnud enda pulmade asjus. Nii et meil saab põnev olema, räägime siis veidi sellest reformist ja siis räägime ka sinust kui pulmabossist. Sobib? Sobib väga hästi ja kiidan poliitika teema valikut, et valisite siis selle aine raames, ma julgeks väita ikkagi taas iseseisvunud Eesti ajaloo kõige olulisema haridusreformi. Nii, sinust siis nii palju, et sina olidki kuni, kas ma saan aru, et suve lõpuni või? Juuli lõpuni. 25 aasta juuli lõpuni olid sa siis Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht. Täna sa siis oled siis veel ka koolijuht ja nagu ma ütlesin, siis sa oled ka pulmaboss. Räägime kõigepealtki sellest reformist, et kas sa äkki ise kuulajale, kes võib-olla, ma arvan, enamik on juba sellega nagu kursis, et toimub see eestikeelsele õppele üleminek. Ja sa oled ka rääkinud Vikerraadios ja Kuku raadios ja Eesti tegelikult juba teab sind ja seda teemat hästi, ma usun. Ütleks nii, et alati võiks paremini, et sellise kommunikatsiooni A ja O, et korda kogu aeg oma põhisõnumit, isegi kui ennast juba ajab kergelt öökima või on tunne, et ma olen seda kõigile rääkinud, siis ikka on kuskil keegi, kes ei ole seda sellisel moel kuulnud, sest ma näiteks, mis hakkas siis juhtuma, kui ma siis tõmbasin juhtme välja sealt Haridus- ja Teadusministeeriumist ja võtsin, mul oli tegelikult plaan aastaks kohe jääda. Et puhata, vaadata, ma ei ole viimase kalendriaasta jooksul, ma pole kunagi elus reisinud nii palju kui praegu ja nii edasi, et oli täitsa nagu plaan võtta seda aega endale. Aga siis hakkas tulema... Mis juhtus? Nüüd ma olen siin, eks ole, et sain, aga 7 kuud sain olla, ehk siis üle poole aasta tegelikult, et millest küll 6 aega on ikkagi suht pulmalainel ka. Aga ütleme pool aastat ikkagi sain, mis on tänapäeva inimeste elutempos ka, ma julgeks väita ikkagi väga pikka aeg, kui sa saad selle enda jaoks võtta päriselt. Ja tõesti, siis hakkas tulema koolituspakkumised, äkki siia tuled jagama oma mingit kogemust, koolitama mingil teemal, ikka üleminekuga seotud, eks ole, ja ka see nädal tegelikult koolitan ja modereerin ühte koolitusgruppi. Ja kui ma käisin veebruaris koolitamas, siis rääkisin seal ka mingitest asjadest ja ma ütlesin, et seda asja ma olen küll rääkinud nagu vist kõigile ja igal pool, aga kordasin selle asja üle. Kohe saali nurgast tuli üks õpetaja küsima, mina kuulen esimest korda. Ja õpetaja või? Ja mis siis, et üleminek on nagu 2 aastat juba kestnud, et selles mõttes ehk see nagu annab kogu aeg nagu seda kinnitust, et kordama seda nagu põhisõnumit. Muidugi natuke naljakas on veel aastal 2026 minu jaoks korrata seda, miks seda reformi on vaja. Et see on selline koht, mis nagu natuke paneb mõnes mõttes nagu kukalt kratsima. Kuule, aga ava siis seda, et miks seda reformi on vaja? Tegelikult mina ütlen nagu puhtalt sellepärast, et kõigil inimestel oleks nagu võrdsed võimalused siin ühiskonnas, et me näeme juba PISA uuring ei ole puhas kuld ja sellest lähtuvalt ei pea tegema kõiki otsuseid hariduses ja maailmas. Aga nagu mulle meeldib öelda, et kus suitsu seal tuld, ja millele see PISA vähemalt 3 viimast raportit, ma arvan, on meil nagu selgelt näpu peale pannud, on näidanud, et vaadake sõbrad Eestis, et teie keskmine venekeelse põhikooli lõpetaja ja keskmise eestikeelse põhikooli lõpetaja teadmiste vahe põhikooli lõpuks
nende teadmiste vahe erinevus on rohkem kui 1 aasta. Rohkem kui 1 aasta. Et sa oled nagu käinud 9 aastat koolis võrrelduna eakaaslastega, kes on õppinud eestikeelses koolis, aga sa oled saanud teadmisi rohkem kui aasta jagu vähem mingites ainetes. Ja see on puhtalt, minu arust on see võrdsuse küsimus, sest ja mis peaks olema argument nüüd ka kõigile neile, kes ütlevad, kuidas see võimalik on, et ikka emakeeles peab õppima, aga vaadake, kuule sõbrad, te saate emakeeles õppides ka kehvemaid teadmiseid. Siis ma nagu küsin, et kuhu maani me peame siis nagu langema selleks, et teatud inimestele ära põhjendada selle nagu reformi vajalikkus, et see on kvaliteetse hariduse reform, see ei ole mingi keelereform. Et see on nagu minu arust see põhiasi, sest me oleme alates sellest ajast, kui on saanud kesta, ma julgen väita siis venekeelne haridussüsteem sellisel kujul, me oleme produtseerinud Eesti ühiskonda inimesi, kes ei suuda siin ennast teostada lähtuvalt oma tegelikest võimetest või huvidest lähtuvalt. Ja midagi ei ole teha, väga suur osa nendest inimestest on lõpuks mõne muu meie süsteemi klient, on see sotsiaalsüsteem, justiitssüsteem, sisejulgeoleku probleemid tulevad, sest ega need inimesed, keegi arvab, et nemad oma elusaatuses süüdi on, kui nende elu on keeruline kehva keeleoskuse tõttu näiteks. Aga ma toon ühe näite, et minu armas kursaõde, kes on ka selle grupiteoga seotud, on pärit Narvast, on ju. Ja seal on, kus ma kuulsin Kuku raadiost, äkki ta ütles, et 95% nende kodune keel on emakeel, et seal ei ole nagu mitte midagi teha, et asi algab kodust. Ja mis armas Jelena nagu tõstatas probleemiks on see, et inimestel on nii suur hirm rääkida eesti keelt, et võib-olla nad isegi oskavad mingi lause nagu kokku panna, aga see hirm ja ärevus, mis tekib, on niivõrd suur, et nad pigem loobuvad karjäärist ja loobuvad teise linna tulemisest, kui et nad proovivad nagu sellest tõkkest üle saada ja rääkida. Et kuidas nagu seda probleemi tegelikult lahendada, et kodus need 90-aastased tõenäoliselt nad ei õpi seda eesti keelt ära, neil ei ole enam motivatsiooni, aga kui me räägime noortest, nagu, kellel on nagu terve elu ees ja nagu maailm on valla, on ja, et mis neid siis nagu peaks motiveerima nagu seda keelt sellisel tasemel õppima, et ta toetab neid nagu ka üleüldse. Kõige nagu parem motivaator loomulikult või millist õpilast kool tahab. Ta tahab motiveeritud õpilast ja see on minu arust nagu kodu täna kõige esimene nagu roll, et loomulikult ühest küljest tuleb see kodust. Ka need, kes ei taha ja neid on täna ka koolis, kes küsivad, mille jaoks seda vaja on, eks ole. Et me pole riigina suutnudki ennast nagu kehtestada või näidata, et sõbrad, siin on eesti keel vajalik. Ja kodu loob seda meelsust väga palju. Ka minul oli nagu ma olen õpetajaga olnud Kohtla-Järvel, eks ole, 100% siis vene emakeelega noorte koolis nii-öelda, kus mul oli gümnaasiumis, kus õpilasel juba endal on ikkagi nii head analüüsioskused, siis mingid õpilased, nagu, kes saidki aru nendest asjadest, kuidas mingisugused maailma asjad käivad või kuidas me nagu mõtleme või milleks on vaja seda keelt osata. Nad ütles mulle, mäletan, 10. klassi poiss, üks Lev ütles mulle, aga ütles, et kodus ma ei saa seda rääkida. Minu kodus mõeldakse teistmoodi, aga sa kujutad ette, milline konflikt see selle lapse sees on, eks ole. Et üks asi on loomulikult kodud peegeldavad seda. Samas jälle teisest küljest, ma arvan, täna aastal 26 on ühiskond sellele vastuvõtlikum ja selle mõtteviisi omaks võtmisele avatum kui kunagi varem. Seda ka kindlasti, sest tänased lapsed, kes tulevad kooli, on sisuliselt minu põlvkonna inimesed. Sest ma olen kogu aeg enda näidet nagu toonud, et vaadake keeleoskuseta inimene Eesti Vabariigis 91. aastast taasiseseisvussaadik on kasvanud selliseks inimeseks nagu mina, sest ma olen 91. aastal sündinud. Ja see ongi see nagu reaalsus ja kindlasti osad neist saavad aru, et nende lapsel on kohe vaja eesti keelt osata. Palju paremini kui võib-olla 20 aastat tagasi need lapsevanemad, kes oma lapsi Eestis kooli saatsid. Mis on sinu seos vene keelega, et sul on ka nagu venepärane perekonnanimi? Ja, aga see on ka kõik. Et sul ei ole seda, et... Ma olen Tartumaa poiss, mul pole kodus kunagi vene keelt räägitud, ma ise ka ei oska vene keelt väga hästi. Okei, see on üllatav, sest et kuidagi eelduslikult või öelda, et sa oled selles vallas sellepärast, et sul on mingi isiklik seos selle teemaga. Aga miks see siin nii väga siis on nagu köitnud või miks sa oled sellele teele nagu oma panuse andnud? Sellepärast, et ma kunagi läksin viimase aasta tudengina, kui sa otsid tööd, ma olin viimase aasta õpetajakoolituse tudeng bakalauruses, siis Tartus sind ei taha keegi tööle, sest Tartu on tudengitest pungil, eks ole, Tartu koolides sind keegi ei taha, kuhu sind väga oodati eestikeelse inimesena.
Ida-Virumaa ja siis ma mõtlesin, et why not. Et kuna mul ei läinud lõputöö kirjutada, et noh, miks ma siis lähen tööle ja siis läksin lihtsalt Kohtla-Järvele. Ja kui noor sa olid sellel hetkel, kui sa lihtsalt 23, 4 23-aastane mees Tartumaalt läheb siis Kohtla-Järvele ja võtab õpetaameti vastu ilma vene keele oskuseta. Kuidas hakkama said? Nii, et aasta lõpuks oli laste eesti keel väga palju parem ja minu vene keel ka kindlasti. Et esimese aasta lõpuks ma olin seal koolis vist üle 3 aasta natukene õpetajana. Viimane aasta juba niimoodi, et käisin ainult mingit gümnaasiumi valikkursusi andmas, siis ma olin juba Jõhvi valla haridusnõunik, et 25-selt olin ma juba Jõhvi vallas, ja tegime üleminekut seal sisuliselt, aga ka minu jaoks oligi, ma rääkisin iga kord nagu pajatusi nagu maalt ja merelt, et milline dissonants toona mingisugune aasta pakkumis 13-14 oli nagu selle maailma käsitluse vahel Tartus ja Ida-Virumaal, et millisena sealt paistab see Eesti ja millisena paistab Tartust see Eesti. Et sa avasid nagu neid silmi mitte ainult õpilastel, vaid ka õpetajatel. Ja, tõenäoliselt, et sa mõjutasid seda nagu nii-öelda seda jutuvärkides tiiki nagu ikkagi suuremalt. Sest ma vedasin lapsi Tartusse, Lõuna-Eestisse, ma olin arendusjuht ka seal õpetajatöö kõrvalt, et tegin mingid projekte ja asju ja korraldasin mingisugused, ma mäletan mingid teaduspäevad ja asjad, mul olid terved programmid, bussitäite 5 gümnasiste vedasime seal ühest Tartu Ülikooli õppehoonest teise ja et näidata neile nagu Eestit ühest küljest rohkem ja Lõuna-Eesti poole ei tahtnud õpetajad üldse minna. Miks? Sellepärast, et seal ei saa vene keeles hakkama igal pool. Okei, jälle see hirm, et ma ei saa mujal hakkama, et ma olen mugavustsoonist siin. Ainult Tallinnasse oli väga tore, kõigile meeldis tulla ja Ida-Viru õpetajatel meeldib väga Tallinnas käia. Okay. Et see oli nagu üks asi ja seal ma siis nagu järsku nagu tajungi, et täitsa lõpp tegelikult. Et nagu Tartust jämedalt 150 kilomeetrit, kui sedagi või natuke peale. Ja kui erinevad on need elud nagu ühe väikse riigi sees, et milliste väljakutsetega me nagu silmitsi oleme ja sealt ma sain nagu selle esimese tunnetuse, et kui vajalik neile see on. Ma näitasin kaadreid laulupeost ja millest iganes, eks ole, mul oli seal väga ägedaid aineid sain anda. Siis mu käest küsiti ka, et kas on Eestis ja nii edasi või kui meie olime kõik siin hundirattaid, viskasime Kelly Sildaru Edust, kes tõi X-Gamesidelt kulda, siis need olid Kelly et kes see on. Et täiesti teine meedia, mida nad tarbivad, on täiesti. Ja see ma räägingi, et see, ma ei räägi mingisugused nõukogude-aegseid pajatusi, vaid see oli sisuliselt jämedalt 10 aastat tagasi. Sa oled 91 sündinud, et sa ei mäletagi nõukogude-aega, sa oled taas ise seisvunud Eestis sündinud. Mina olen seal 3 kuudel näinud karmi Nõukogude Liitu, on ju. Et selles mõttes ja see mind nagu kõnetas ja tegelikult ka vallas me hakkasime kohe nagu sellega tööle, et miks ma täna pean ka Jõhvit kindlasti üks edumeelsemaks omavalitsuseks, ma arvan, omavali selles valdkonnas ülemineku vaates. Me juba toona enne igasugust üleminekut tegelikult nägime, et me sulgeme venekeelseid lasteaiarühmasid ja ka oli surve juba toona väga tugevalt sinnapoole, et me enam ka täiesti 100% venekeelseid esimesi klasse ei ava tegelikult Jõhvis. Aga kuidas nii-öelda need kohalikud elanikud seda vastu võtsid, et sa olid algusest peale selle reformiga seotud? Ja, et kuidas nagu, kui tuleb mingi uus muudatus, ma ei ole kuulnud, et mingit streiki näiteks oleks olnud või mingi revolutsioon oleks sellest nagu tekkinud, et kuidas nagu see uudis üldse seal vastu võeti, et mina nagu tean, et te tegite seda ikkagi väga mõnusalt pika aja peale tegelikult ka, et mis te seal raadios rääkisite, et te ei teinud kohe järsult, et nii, et 6, 7, 8 peab kohe nagu 100% eesti keelele minema, et te ikkagi mõtlesite pikalt ette, et nad lõpetavad, nad saavad selle hariduse, et lastele mitte seda lisastressi anda, on ju. Aga nagu... Ega loomulikult vaata jällegi, me jälle täiskasvanutena loome seda keskkonda lastele, et oleme me nüüd nagu lapsevanemad või õpetajad. Esimese klassi laps tuleb kooli. Tema ei tea, milline kool peab olema. Meie loome selle tema jaoks. Ja kui laps satub keskkonda, kus kõik on eesti keeles, no siis tema jaoks peabki kool selline olema. Ta ei oska oodata nagu midagi muud. Nende 4. klassi õpilastega oli võib-olla natuke keerulisem nagu seda üleminekut selles mõttes kindlasti teha. Et aga meie täiskasvanute nagu loome seda keskkonda, mis lõpuks ulatub ka selle rääkimisjulguseni. Et kas me nagu loome siin selle keskkonna, kus me saame rääkida või ei loo. Ja läbivalt, olles tutvunud kõigi Eesti üleminekukoolide järelevalve tulemustega, siis kommunikatiivne keeleoskus on väga nõrk, ehk siis lapsed ei räägi.
koolis ja tunnis. Ja mina tahaks küsida selle kohta ka, et kuidas seda järelevalvet nagu päriselt teostatakse, et kas läheb ette teatamata keegi, kes tutvustab ennast, et ta on ka seoses järelevalve ja ta kuulab seda tundi. Kas käiakse nagu koha peal ka, et vaadatakse, kas see, mis paberil on, klapib ka nagu tegelikkusega? Just. Kuidas see toimib? Selle muudatuse me nagu ministeeriumis toona tegimegi, et see oleks sisulisem, et see oleks pelgalt selline dokumendikontroll, vaid see oligi täiesti eraldi kontseptsioon välja töötatud eestikeelse õppe kvaliteedi järelevalve, tegelikult on see temaatiliselt, mida me teeme ja seal me vaatame nii tundide läbiviimist, vaatas ministeerium, vaatab dokumentatsiooni vastavust sellele, mis tegelikult toimub, vaatab õpetajate keeleoskust, vestlevad õpetajatega, vesteldakse kõigi huvirühmadega, õpilastega, et siis nii-öelda tegelikult läbi hammustada see, kuidas päriselt kool töötab. Et see on väga mahukas protsess tegelikult. Levini väljateooria ütleb, et kui meie elus muutub 1 või 2 aspekti, siis muutub kogu nagu see väli on. Et kas olete mõelnud ka seda vaimse tervise poolt, mis nüüd hirmuga see venekeelne õpetaja, kes võib olla omal alal väga pädev, väga hea laste lemmik ja tal puudub see 100% täielik keeleoskus on. Et kuidas teist teda toetati selles protsessis, et ta nagu tema vaimne tervis oleks nagu säilinud ja ta ei tunneks ennast, et ma pole nüüd enam vajalik, minust ei ole enam kellegile kasu. Kuidas nagu, kas nende peale mõeldi nendele probleemidele või väljakutsetele ja kuidas neid ennetati või püüti lahendada? Loomulikult me mõtlesime, sestap oli kantud ülemineku aeg, eks ole, et me ei hakanud kohe pihta, et tegelikult kui vaadata seda, millal juba õpetajad massiliselt läksid eesti keelt õppima, siis see oli tegelikult enne seda oli juba keeleõppes osalenud õpetajate arv circa 5-kordne võrreldes varasemaga. See oli enne, kui tegelikult ülemineku seaduste pakett 22 aasta 12. detsember vastu võeti Riigikogus. Et enne seda oli juba keeleõppes osalenud õpetajate arv mitu korda kasvanud ja sealt siis jäi, ütleme jämedalt, siis mitte päris 2 aastat, aga üle 1,5 aasta jäi nagu nii-öelda selle ülemineku alguseni. Mis on nagu hästi oluline, see keeleoskusteema on üks asju, mis mind nagu kõige rohkem käima tõmbab kogu selle teema juures, on see, et loomulikult isiklikus plaanis on see tragöödia. Selles mõttes, et kui tõesti head spetsialistid peavad täpselt, lahkuma. Et kas nagu sellele mõeldi, kas sellest saadakse aru on ja, et... Mina nagu, jah, me nagu teadustasime seda ja see on üks asi, millega sai seda nagu reformi nii-öelda siis selles mõttes kahtluse alla seada või rünnata. Aga mida väga palju selles küsimuses ei teadvustatud, et nüüd nagu lükati, mis mulle nagu lõpuni ei saa öelda, et see on nüüd riigi vastutus. 100% teie nüüd kulla riik saadate need inimesed minema, et aga nendele õpetajatele, kus ongi nüüd see teadvustamise koht, kus mina ütlen, et selle nagu loogika kuidagi omaks võtmisega me lükkame vastutuse maha täiesti nendelt juhtidelt, me lükkame vastutuse maha nendelt inimestelt, sest keelenõuded on olnud muutumatud aastast 2011. See, mida ülemineku käigus tehti, öeldi, et nüüd, sõbrad, me lihtsalt ühel hetkel 15 aastat on nendele seadustele vilistatud. 15 aastat teadlikult rikutud seadust väga paljudel juhtudel, kus juhid ei ole nõudnud nendelt inimestelt. Ja nüüd lihtsalt riik ütles, et aga vaadake nüüd sellest hetkest, nüüd kuskil on piir. Ja öeldigi ära, et see piir on 1. august 2024, 6 aega enne ülemineku algust. Seal on see piir õpetajate jaoks. Millal need õpetajad, kes enam ei vasta, kes pole 15 aastat vastanud ja selle asjaga tegelenud sellisel moel, et tööle jääda, nüüd nad lahkuvad süsteemist. Ja isiklikus plaanis on see tragöödia, aga suures plaanis ma kogu aeg nagu sellistes keerulistes olukordades ma kogu aeg püüan nagu välja suumida, kas väärtusteni, juurpõhjusteni. Kelle pärast me teeme neid asju? Me teeme seda nende laste pärast. Ja kohati võib luua seda seost, et need õpetajad, kus on briljantsed õpetajaid lahkus kindlasti. Aga kui me jälle vaatame, nagu riigi asi on nagu riiklikku poliitikat luua ja selle kahjuks jäid selle nagu hammasratta alla tõenäoliselt piirkondlikult, lokaalselt väga tugevaid kolleege, kindlasti ka siin majas. Aga see on laste pärast, sest me näeme, et keskmine laps saab kehvemat haridust täna. Järelikult keskmise õpetaja, kes seal koolis töötas, ei andnud enam sellist haridust, nagu me riigina ootame. Ja juhina mina ka vastutan täna ju selle eest, et mina ei taha, et minu koolis selline õpetaja lahkub.
ja ma tean, et mu kollektiivis on inimesi, kes vajavad seda tuge, siis on nagu juhina, ma pean täna endalt küsima ja ma olen küsinud ka enda kolleegidelt, et sõbrad, mida me teeme nende inimeste toetamiseks. See on minu vastutus, ma tunnen vastutust, mitte et näed. Aga sa küsid juhina, sõbrad, mida me teeme nende inimeste toetamiseks, mitte et sõber, mida me teeme sinu toetamiseks? Selles mõttes, et me loome keskkonda jälle, juhina ma tahan keskkonda luua, et loomulikult ma räägin nende inimestega nagu personaalselt ka, julgustan neid rääkima, kasutama seda võimalust, kas või neid juhuslikke situatsiooni vestluseid minuga, kellegi iganes teiste kolleegidega, aga et me ka nagu asutusena kõige suurem asi on mul ikkagi keskkonna loomine täna siin, et kõik tunneksid ennast turvaliselt, et keskkond, kui me laste puhul teame, et tõlkimine nullib selle nagu oskuse. Kui me kõiki tõlgiks, siis ei ole ju vaja selle eestikeelsele asjale üldse keskenduda. Siis miks me saadame õpetajatele, kelle miinimum keeletase peab olema B2 keeles kirju? Milleks me teeme seda? Et toetame neid, ärme saada venekeelset kirja. Kuidas sind siia kooli on üldse vastu võetud? Ma julgeks öelda, et hästi. Tunned, et ei ole see, et sina nüüd oled eestlane, aga siin koolis on ju väga palju, nagu, kelle emakeel on vene keel, on ju, et ei ole sellist konflikti tekkinud. Seda ma üldse nagu ei tunne, et meil on nagu igal tasandil erineva emakeelega inimesi, et selles mõttes mingit sellist rahvustepõhist asja absoluutselt mitte. Et eks nad on aru saanud, et üks siuke segane ja ambitsioonikas on siia nagu tulnud, aga suures plaanis me teemegi siin nagu ühte maailma ägedamat eestikeelset kooli. Kas statistika poole pealt sa tead ka, kui palju on siin nagu see protsent nendest, kellel on raskusi eesti keelega versus tegelikult teil on, ei ole seda, et keegi vajab pidevalt tõlkimist või toetamist? Ei, nii hull ei ole see seis. Et teil on nagu selles mõttes siin ikkagi hästi? Suures plaanis ma arvan, et keskmise sellise endise vene õppekeelega koolide hulgas, ma arvan, meil on keskmisest kindlasti paremini. Et on inimesi, kes vajavad tuge, aga selliseid, kes nüüd lihtsalt istuvad ilma keeleoskuseta kuskil, selliseid ei ole. Küll aga, kui mõni inimene võib-olla täna peaks minema keeleeksamile, siis on see ikka kahtlus, et kas ta nüüd selle taseme veel täna täpselt õige punkti peale ära teeb, võib-olla saaks 2 punkti vähem kukuks läbi. Et selliseid piiripealseid on ja see ongi nüüd nagu, mina nagu juhina tunnengi vastutus selles olukorras, et me teame, et mul on sellised inimesi, kui ma neid inimesi ei toeta, ei aita, siis ma panen organisatsiooni haavatavasse olukorda, kus kui nüüd tekib mingisugune kaebus või tuleb mingi kontroll, kus nüüd ilmneb see olukord, et see ikka piiripealne inimene kukub läbi, siis ma panen organisatsiooni väga kehva olukord, et me võib-olla keset õppeaastat peame mingist õpetajast loobuma ja siis asendada neid tunde ja leida uusi õpetajaid on väga keeruline. Seega püüame nagu ehitada nagu sükest natuke stabiilsemat keskkonda, et pakkudes kõigepealt nagu juhtkonnane eeskuju, võimalust, eks ole, soosime neid erinevaid suhtlusformaate eesti keeles. Mulle tundub, et sa oled väga hästi endale selgeks teinud, kes on hea juht ja mis on juhi peamine roll, et ongi see meeldiva keskkonna loomine, turvalise keskkonna loomine ja siin sünnivad nagu kõik need head asjad. Et palun aita mulle meenutada, mida sa magistris õppisid? Hariduskorraldust, koolijuhtimise eriala. Kui tähtsaks sa pead seda, et õpetajal on vähemalt magistrikraad või siis keelereformiga on ka see võrdsustatud kvalifikatsioon või kutse või? Ja, ühesõnaga magister pluss õpetaja kutse on see kvalifikatsioon. Õpetaja on tippspetsialist selles mõttes, et selles mõttes see ei saa olla minu arust midagi muud. Vaadates lihtsalt, kui kõrged on meie ootused täna õpetajatele, siis see ei saa olla midagi muud. Ja millest tulenevalt ongi kogu aeg see palga jama üleval, eks ole, et sellise taseme spetsialistidele see miinimumpalk ei olegi. Nii-öelda kindlasti seal tasemel, kus ta peaks või võiks olla. Küll aga on koolidel võimalus maksta õpetajate rohkem kui miinimumi. Kas kõikidel koolidel? Teoreetiliselt küll, jah. Kus see raha tuleb siis? See raha tuleb riigilt. Kui nüüd on tehtud otsuseid kohalikul tasandil, et kõik omavalitsused ei anna diferentseerimisfondi õpetajate jaoks koolile, siis neil ei ole seda võimalust. Või kui haridusvõrk on nii kehvasti planeeritud, et selle koolimaja lahti hoidmine sööb selle õpetajale potentsiaalselt makstava täiendava töötasu ära, siis on see kohaliku taseme otsus. Aga teoreetiliselt on võimalus kõigil koolidel maksta või on komplekteeritud need klassid siis selliselt,
et noh, lihtsalt ei olegi neid lapsi nii palju, on ju, et see on nüüd kõik haridusvõrk on, see meie ebaühtlane haridusvõrk on ka nagu selle ebavõrdsuse tekitaja, et ühest küljest nendel õpetajatel justkui ei ole seal nagu kõrgem palk, aga teisest küljest on jube nunnu 5 last õpetada, mitte 30 samal ajal. Ei no muidugi õpetajale kindlasti koormuse mõttes väga palju kergem ja lastele ka mõnusam on, et tema on kuuldud ja nähtud ja oluline. Ja, aga sellele õpetajale ei meeldi, et tema tunnipalk siis nagu tuleb võrreldus kellegi teisega natuke nagu madalam, eks ole. Et kuigi, mis seal salata, töö on siis ju natukene lihtsam, kui sul on vähem lapsi, kelle eest sa vastutad. Mis alati number ka ei peegelda jälle lõplikku tõde, et kui need on kõik nagu ma ei tea, 5 eritoelast, kes on väga rasked lapsed. Okei, et ikkagi on eri case alati. Siin on alati mingisugune muutuja nagu sees, aga teoreetiliselt ma tahaks öelda, et see igal pool võimalik, sõltub omavalitsuse prioriteetidest ja kõigest muust. Et kelle kohta ma just kuulsin, et omavalitsus tegi mingi jumala ägeda otsuse, kus makstakse juurde. Kas Tapa vald või? Ma olin nagu jälle sillas, et nii äge, et omavalitsus sükust asju nagu võimaldab, et õpetajatele seal mingisugune lisa nagu tuleb omavalitsuse poolt, et siin ka Tallinn ka maksab igale õpetajale 100 eurot juurde, kellel on vähemalt magister kohe niimoodi. Okei, see ongi väga hea, räägime veel rahast. Et ma saan aru, et üks motivaator oli ka see, et kui sa oled omandanud selle nõude, mis on siis seatud nüüd selle reformiga, on ju, et on ka lisatasu selle eest välja makstud, kas ei ole nii olnud, eriti just nagu seal piirkonnas, kus on see suuremaks probleemiks. Ja, selles mõttes seal niimoodi on see, et Ida-Virumaal on siis õpetaja alampalk, ütleme siis korrektselt öelduna on siis õpetaja palgaks 1,5-kordne alampalk. Ehk siis Ida-Virumaal täna eesti keele nõuetele ja vastav õpetaja saab minimaalselt mingisugune 2833 eurot palka, minimaalselt. Mul on käinud siit Ida-Virumaa õpetajaid töövestlusel, kelle palk on olnud ka 3500 ja rohkem. Et tegelikult see peaks ju seda inimest ka nagu motiveerima, kui ta tahab tegelikult õpetajana jätkata, olenemata sellest, mis taustaga ta siis on, mis kultuurist on ja et kui ta elab Eestis, siis kui tema sees on see õpetaja kutse olemas, siis see palk on tegelikult arvestades teiste õpetajate palkadega, näiteks Pärnu või muu. Need ongi võrreldamatud. Ja mis võiks veel seda, no me tegime ka rühmatöö, et mis võiks leevendada seda olukorda, siis üheks mõtteks me mõtlesimegi, et ala vanasti anti sotsiaalkortereid, et siis ka mingeid ägedaid elamuid, et pered nagu liiguksid Eesti siseselt ka näiteks rohkem Narva või sinna piirkonda, kus on nagu sellest vastavast õpetajast puudus. See on Ida-Virumaal hästi akuutne teema, et tegelikult ka ise seal noore inimesena sinna minnes, et kui sa tuled sealt Tartust, sa näed, et sõbrad ostavad kõik mingisugused ridakaid siia-sinna, selliseid asju seal ei ole. Sul ei ole sellise kohta võimalik osta, neid maju ei ole. Sul ei ole uusi kortermaju. Nüüd on tekkinud, eks ole, Narva ja nii edasi, aga võib-olla siis peaks nagu riik üleüldiselt mõtlema, et muuta see linna atraktiivsemaks noore inimese jaoks, noore pere jaoks, mingeid ägedamaid muid töökohti sinna luua, sest ega ma arvan, eestlane on ka hirmul minemast Narva, et kas ta saab eesti keelega üldse hakkama? Ei saa igal pool. Et see ongi ju see tegelikult see kogu see probleem on et meil on Eestis nagu mitu erinevat Eestit on Mul oli ka viimane kord Narvas, kui söömas käisin lihtsalt peale mingit koolitust või mis iganes koosolekut. Käisin söömas ühes restoranis ja siis oli ka, et sõin selle oma prae ja jõin ühe õlle sinna peale õhtul ja siis küsin palun arvet, ma sõin ühe õlle veel. Et nagu selles mõttes, et on neid näiteid, aga on ka nagu neid näiteid, kus ma nagu jällegi, kui ma võrdlen seda 10 aasta tagust aega, siis kindlasti täna Narvas on võimalik saada eesti keeles hakkama, poes teenindatud ja nii edasi. Et loomulikult viskab selliseid asju sinna vahele, aga suures plaanis on see asi ikka 10 aastaga väga palju edasi läinud. Et 10 aastat tagasi ma mäletan küll, kui ma siis Jõhvis elava inimesena käisin vahepeal siis Narva shoppamas, sest see nagu kõige suurem linn, kus sul oli kiire minna. Siis oli küll eesti keelega kindlasti palju keerulisem hakkama saada kui täna. Miks sa ära tulid? Ida-Virust või? Ei, üleüldiselt, miks sa sellest just, et tundub, et nagu sa tead, mida sa teed, tundub, et sul on nagu süda õiges kohas, tundub, et sa nagu oled sinna palju panustanud ja sa oled asjaga kursis, sa olid algusest peale kaasas. Miks sa reformi lõpuni ei olnud? Minu jaoks tegelikult see, mida mina tegema läksin, see juba päeva lõpuks ületas kõiki mu ootuseid. Ma tegelikult läksin üldse ministeeriumisse väga ebatraditsioonilist teed pidi. Ma läksin läbi tippjuhtide järelkasvu programmi sinna.
mis oli üliintensiivne 1,5-aastane programm, kust meid siis sisuliselt koolitati nagu tippjuhte avaliku sektori jaoks. Ma julgeks isegi kohati väita, et maailma tippnimede nagu käe all, keda isegi kesktaseme juht avalikus sektoris, ma arvan, ei näe selliseid koolitajaid. Ja meil oli siuke 8-9 grupp. Tahad mõne nime välja tuua, kes teid koolitas? Ma ei mäleta neid nimesid, aga seal oli näiteks sisuliselt mingi Soome juhtiva mõttekoja mingisugune kas toonane juht või ülikõrge inimene, kes vabal ajal nõustas mingid emiraatide peaministrit ja mingisugust Queenslandi valitsust kuskil USAs on ju. Et seal oli ikka väga-väga ägedaid esinejaid, Eesti tippudest nagu rääkimata, eks ole, et kui sul tuleb ikka õigust rääkima, siis tuleb Allari Jõks ja nii edasi. Et selles mõttes iga valdkonna nagu tippud ja siis sattusin sealt nagu ministeeriumisse ja erinevad osakonna juhatajate asjadena ma tegelikult selle mitte eesti emakeelega lastepoliitika eest vastutasin kokku üle 6 aasta ministeeriumis. Viimased 3 oli väga intensiivne. 28, kui sa läksid siis ministeeriumisse, täna saad 34, 78 umbes nii on, jah? Just. Nagu nii noor inimene alles nagu, ja nii suurt asja ajamas, et nagu äge kuulda. Minu enda jaoks ka nagu üllatus, et tegelikult toonased nagu juhid siis mulle sellise vastutuse nagu väga noorena andsid. Kui ühest küljest just, kui tegelikult riik ja maksumaksja minusse ka nagu panustas läbi selle meeletult kalli programmiga, Euroopa maksumaksja panustas justkui, et ma peaksingi justkui midagi sellist tegema. Aga loomulikult see on pigem, ma julgeks täna veel võib-olla avalikus sektoris ikkagi harukordne. Et kindlasti mitte nüüd nii, et kindlasti on neid 10 inimesi veel, kes on sama vanalt mingid osakondi juhatanud, aga just see, et ma ka selle reformiga lõpuks sellisel kujul nii-öelda tegeleda sain või olin nii-öelda selle protsessi nii-öelda sisuline juht. Miks sa siis ära tulid? 31. juuli 2025, nüüd oli kõik, nüüd aitas. Mis juhtus? Ma nagu tundsin, et see, mida ma tegema läksin, see sai tehtud. Ja see saavutus pohmell psühholoogiliselt, ma arvan, oli päris suur. Et üks väga suur asi sai tehtud tegelikult, sest üleminek oli valmis. Üleminek oli käima joostud, esimene aasta oli ära tehtud. Ma nüüd nagu, ma sisult olen seda võrdlenud meedias ka, kõik reporterid küsisid, et miks siis, eks ole. Et me ehitasime selle laeva valmis, millest me ei julgenud isegi unistada. Ainus erinevus Titanickuga on see, et see ei lähe põhja ja jõuab nagu kohale. Et sisuliselt me tegime niisuguse Titanicu, mis on siis uppumiskindel. Aga see oli nagu lihtne selles mõttes usaldada nüüd kedagi teist sinna seda vedama, et see oleks justkui nagu naised nagu võib-olla võrdlevad ettevõtlust oma mingi lapsukesega või beebikesega. Mina olen ka võrdlenud, et see on minu laps. Et oli nagu lihtne, et kuule, võta ja hoolitse nüüd või? Ei olnud muidugi ja ega ma nagu selles mõttes loomulikult see on teile minu vastutus, kellel see anda. Minu vastutus oli loobuda. Nagu saadaks lapse kooli enam-vähem niimoodi ukse pealt annad ära või näed neid kalkvelsilmadega emasi, kes lapsed esimest korda lasteaeda toovad, eks ole. Et loomulikult ei olnud see nagu lihtne ja mingi esimesed 6 aega ma ikka mõtlesin, huvitav, kas see oli nagu õige otsus või ei olnud. Okei, ikka käis seda nagu loomulikult käis, ma arvan, see on hästi inimlik, aga teisest küljest ma arvan, et kuskil juba septembri keskel, kui ma kuskil Albaanias vedelesin, siis ma mõtlesin, et see oli tegelikult väga õige otsus. Mulle tuli mingi rahu, ma hakkasin palju paremini magama. Kas olite sellel perioodil ka nagu tundsite vaimset või füüsilist nagu ala läbipõlemist, stressi, kõike seda, et ega muudatusi pole ju tegelikult kerge, mitte kunagi nagu ellu või juhtida. Absoluutselt, kindlasti seal oli neid nagu märke, et ma kindlasti andsin sinna nagu rohkem kui 8-5 nagu ette näeb, et selle aja jooksul ja see oli väga nagu selles mõttes kohati väga stressirohke, eks ole. Aga jah, kui ma lõpuks lõin kõik need asjad kokku, et mille jaoks mind võeti, ma tegin need asjad ära, see laev on vette lastnud, vaatasime, tegelikult panime kursiga paika ja aasta aega hoidsin rooli ka, et kuidas see nüüd läheb. Ja mul oli nagu veendumus sellel hetkel, miks ma peamiselt, ma arvan, suutsin siis lahti lasta või tegin selle otsuse, on see, et ma ei näe ja ei näe tänani, et miski seda muudaks või et selle asjaga juhtuks midagi. Teha lihtsalt neid tegevuskavasi, mis on tänaseks välja töötatud, kuidas erinevad organisatsioonid täna panustavad, ministeerium, Eesti Keele Instituut, et see asi ellu viia. Teha lihtsalt neid asju ilma suurt seal muutmata, näppimata. See asi õnnestub. Kui lähme nüüd 10 aastat edasi ja vaatame nagu aastal, mis meil on 36 tagasi nagu tänasesse, kuidas sa näed, kuidas see maastik on?
ma arvan, et meil tuleb Eesti haridussüsteem on muutunud palju võrdsemaks. Meie gümnaasiumi lõpetajatel on sõltumata emakeelest kõrgtasemel eesti keele oskus, mis loob neile kõik eeldused, et siin ühiskonnast ennast nagu maksimaalselt teostada. Ja ma tegelikult tahaks päeva lõpuks, ma usun, et see on lihtsalt õnnelikuma riigireform, et meil on päeva lõpuks selle õnnelikuma riigireform, väga ägedasti sõnastatud, okei. Et see reform, ma lihtsalt tunnen, et annab meile päeva lõpuks lihtsalt õnnelikumad inimesed. Sest õnnelik inimene on see, kes tunneb ennast hästi nendes asjades, mis ta teeb, ta teostab ennast täpselt nii, nagu ta tahab, ta tegeleb nende asjadega, millega ta tahab, sest täna keeleoskus seab sellele piirid, aga siis seda ei ole. Ta tunneb, et riik suhtleb temaga, ta saab aru, mida riik ütleb ühiskonnale. Ta tunneb kaasatuna võib-olla ennast. Ta on selle riigi võrdväärne kodanik. Et mulle meeldib väga, kuidas David Vseviov ütleb selle kohta, et sa oled nagu võrdne võrdsete seas. Sa oled vaba oma arvamustes, sa saad väljendada ennast selles riigis kõigile arusaadavas keeles ja see on väga suur asi, see on väärtuspõhine reform ka hästi suures osas. See on ilusti kokku võetud, et keelebarjääri ei hoia enam sind tagasi ega ei pidurda ja sinu iga inimese isiklikel unistuste teekonnal. Kuule, kas räägime nüüd, kas midagi on veel olulist, mis jäi, ma tean, et tundub, et sul on väga palju kirge sellel teemal, et me võiksime sellest nagu tunde rääkida, aga mina väga tahaks ka sellest pulmabossi teemast kuulda ja sellega seoses sa oled pulmabossi ajanud, sa ütlesid ennist 6 aastat. Üle 10 tänaseks. Üle 10 tähendab, vabandust, siis üle 10. Kas see mõjutas ka otsust sellest reformist ära tulla, et ei, see ei olnud omavahel seotud? Okei. Kuidas sa kõigepealt, kuidas sündis pulmaboss? Sa olid siis, täna sa oled 34, 24, kui sa hakkasid tegema pulmabossi või? Sisuliselt. Siis ma hakkasin tegelema õhtujuhtimise või ütleme siis pulmaisandusega. Esimene tõsine aasta oli siis. Aastane seda tegin ühe sõbra pulma. Kuidas sa sinna sattusid seda esimest sõbra pulma tegema? Nagu ikka, eelarve pingeline, äkki keegi sõber aitab hädast välja. Sõber aitab hädast välja ja kuna kõik teadsid, et ma tegelikult niimoodi gümnaasiumis igal pool kõik asjad lavastasin, kõik üritused korraldasin, kõik üritusi juhtisin, ma olin mingit paari üritust juhtinud, ma ikkagi olin natukene nagu ülikooli esimese aasta kõrvalt teinud. Aga see oli niimoodi, et ajas tagasi minnes, et kas siin nagu lükati, et sinus nähti seda head suhtlejat ja seda esinejat või siis oli see, et sa ise nagu tahtsid? Pigem oli nii jah, et mulle meeldis, tegin, keegi kätt ette ei pannud või ega väga ei ütlenud ka, et kuule, sa nüüd pead seda tegema, et ma pigem nagu omast initsiatiivist tegin neid asju. Minu jaoks see kõik tippnes sellega, et ma tegin gümnaasiumi lõpus tänu enda, sinna küll mind nüüd mu kadunud klassijuhataja suunas, kes oli imeline inimene. Ja tema suunas mind kirjutama monoetendust. Wow. Sest oli kooliteatrite võistlus, tahtsime klassiga minna ja õpetaja ütles, lähme, et Ingar, sa teed siin kogu aeg mingit pulli, aga ma polnud kunagi selle kirjandusõpetaja oli tema nagu mingitest näidenditest kaasa teinud. Ja siis ütles, et Ingar, et äkki nagu nüüd on ja kuna ta mind nagu gümnaasiumis nii palju aitas, sest ma ei käinud koolis, ma tegelesin kogu aeg mingi 100 asjaga, aga internet korras. Ja siis mõtlesin, hea küll, et ikkagi mingi inimene must nagu tärkas, et ma annan midagi vastu talle siis. Ja ma ütlesin, et teeme klassijuhataja tunni, ma vaatan, palju on siis neid, kes viitsivad jääda nädalas korra klassijuhataja tunnis, teeme siis neid proove kolmapäeviti, et ma vaatan, palju on käsi ja siis ma kirjutan mingi loo, sest oli just oma loomingust ja lugude aasta. Et ma vaatan, palju on osatäitjaid, siis ma tean enam, mida ma kirjutan. Tegime tunni, keegi polnud nõus. 12. klass, elu keeb, kõik on täisealised, õigusi on jõhkralt, vastutust 0. Elu on siuke, ja siis õpetaja mokatsustas, et oleks mingiks monoetendus. Ja siis ma läksin koju, kirjutasin nädalavahetusega endale siukse lühi monoetenduse 20 minutit. Ja läksin kooliteatrite võistlustele, maakonnas võitsin kõik ära, mis ma võita sain. Kõik, mis ma võita sain. Kõik, aasta parim etendus, aasta parim meesnäitleja, aasta parim omaloominguli etendus, ma ei tea, mul neid karikaid seal oli ikka. Ja siis ühesõnaga toona oli ainult olemas ürgmees. See oli ainus asi. Jaan Nuuspõllu ürgmees. See oli ainuke asi, polnud sellist mõistetki nagu stand-up.
et oli monoetendus siukse arhailise nimega. Täna on kõik stand-up'i mingid koomikud on ju, siukest asja ei olnud olemas Eesti riigis. Sa olid Eesti esimene stand-up koomik siis või? Ja siis ma ei tahaks seda öelda, Jan nagu tegi seda nagu ikkagi selles mõttes enne küll, aga mida mulle siis Vanemuises, kus Jan aitas seda lugu tuunida, natukene käis korra ühes proovis, ma mäletan. Tema kindlasti ei mäleta, minu jaoks oli see väga suur hetk. Oota, kas te olite juba tuttuvad või kuidas? Ei, see oli niimoodi, et kui ma selle maakonna kinni panin, siis kohalik mingi kooliteatrite liidu juht või keegi organiseeris, et enne vabariiklikku võistlust, kus iga maakonna parimad kokku tulid, et mul on siis võimalus minna Vanemuisesse ja Vanemuises siis üks lavastaja aitab mul veits timmida seda nagu vabariikliku asja jaoks. Vau, kui äge! Ja toona oli, Jan Uuspõld oli siis Vanemuise teatri näitleja. Ja siis ta käis ka korras, et oota, ma kutsun korra Janni on ju. Jan tuli. Mis tunne sul siis oli, et Jan Uuspõld tuleb sinu seda näitama? Oleks ole. Ja siis tegid sealt mingi väikse klipi talle, et ta ei pane, niimoodi puusalt, ta ei pane nüüd see kohta on ju. Siis Jan ütles, kuule, pane siin niimoodi, tee nii veits. Ja siis ühesõnaga tuunisid seda tegelikult päris palju, ütleme kogu see kontsept nagu muutus, et ma algul mängisin kedagi, siis lõpuks öeldi, et kuule, aga ole sina ise. Et olegi selline naiivne 18-19 aastane nagu noormees on ju. Ja siis läksin vabariiklikule ja vabariiklikult ma sain ka ühe eripreemia, sest see oli ainuke mono ilmselgelt seal. Ja mis oli kõige suurem väärtus, ma sain nagu siin üle laua istuda selliste teatrikorufeedega nagu Uku Uusberg, Andres Noormets ka, kelle suur fänn, ma olen armastusest 3 apelsini vastu. Klassika. Siis võin perekonna nimega eksida, sest siin inimesed lahutavad. Elina Pähklimägi oli ta vähemalt siis. Ja siis oli veel Aleksander Eelmaa, kes on ka tänaseks meie hulgast lahkunud, eks ole. Ja ma sain nendega üle laua rääkida. Ja siis nad ütlesid mulle ka, et kuule, et jumala hea huumor, et täitsa lõpp, et saad nagu täitsa nagu ropendamata, saab ka veel tänapäeval huumorit. Ja ütlesid, et seal oli veits sükest nagu vanakooli nalja värki sees. Ja siis Aleksander Eelmaa ütles mulle, et tead, kui sa selle asja nagu ära teed täis pikaks, et siis sa oled esimene eestlane, kes on nagu selle asja ära teinud. Sest vist see Jürg Mees oli äkki mingi Islandi tõlge või midagi. Ja see käivitas mind nagu nii jõhkralt, et natuke on nagu siiamaani või kogu aeg on olnud nii, et show me the challenge, eks ole, et ülemineku ja kas või selle kooliga, eks ole. Ja siis terve suvi kirjutasin ja olin teetöödel labidamees nii-öelda iga suvi ja siis seal masinate peal mõtlesin ja jaanuaris siis oli jaanuar 2011, siis 27 jaanuar oli esietendus täispikk 1,5 tundi. Ehk siis... Mitmele inimesele siis seda... See oli kohalikus kultuurimajas, kus ma pärit olen Tartumaalt. Mu isa juubel oli samal õhtul, nii et see oli siis kogu see juubeliseltskond oli seal etendusel. Aga ma arvan, et rohkem, et päeva lõpuks võis seal kuni mingi 100 inimest olla. Esimene siuke suur monoetendus ja päris suurele publikule. Ja minu kõik, kuna ma seal mingi kohalikus nagu külateatris tegin kaasa, kõik need nii-öelda sõbrad, kolleegid olid sealt selles mõttes ja kohalikku rahvast veel natukene ja siuke muusikat lõikasime, tegime, kujundasime, vend pani mul mussi ja siuke... Kuule, aga mis tunne sul oli siis? Kas sa mäletad seda tunnet ka lava peal olles või lava pealt maha tulles, et kuule tehtud? Lavale minnes oli hirm, ma mäletan, et ma arvan, et esimesed mingid minutid ikka hääl jõhkralt värises. Aga see ka, millest ma nagu täna pulmaisana just nagu toitun. Pulmas on kogu aeg inimeste emotsioon see, et nad reflekteerivad sulle oma näoilme, naeru kõigega. Ja nii kui ma alati, iga etendus ma tegin peale seda veel 12 etendust. Ehk kokku 13 etendust. Ja mu peamine, kõige suurem publik oli mu enda koolis. Ma arvan, et seal võis olla kuni mingi 150 inimest. Ja kõige väiksem oli nüüd, kus juhtus tragöödia. Selle ühe noormehega liiklusõnnetus oli Vana Koiolla Põlvamaa kultuurimaja, kus siis keset täiesti valel ajal oli see organiseeritud. Maainimene teeb tööd päisepäeva ajal. Mu etendusele tuli 3 inimest. Ehk siis, aga siis ma jälle nagu kuidagi see oli see challenge, et aga need 3 nüüd lähevad kõik koju ja ütlevad, et teate, mis me nägime. Nii hea suhtumine. Ja ma panin ikka täie rahast, kuigi sa sealt ei saa seda peegeldust, eks ole, sul on saalis 3 inimest. Aga iga kord see esimene naerupahvakas oli see, kus nagu teadsid, kuule, nüüd sõidame. Toimis. Ja paned siukse põhjendamatu enesekindlusega. Ja sealt ma jõudsin tegelikult selleni, et hakati pakkuma, et kuule, äkki tuleb meile teadvustama siia mingit üritust.
kui sa nendes kultuurimajades käisin, on ju, äkki kuule, siis seal käisid mingi kohaliku naistepäeva teadvustamas, on ju, siis seal oli mõni memm, kellel hakkas juubel tulema, eks ole, ja nii ta nagu vaikselt hakkas minema. Ja suhteliselt orgaaniliselt, et ei olnud jubedalt mingit turunduseelarvet või midagi, et tegelikult sa jäid silma oma julgusega ja sellega, et sa tegid asja ära, sa kohtasid oma teel õiged inimesi, sa olid õigel ajal õiges kohas. Ja siis sa jõudsid, nüüd me jõuame selle sõbra pulma, kellel oli väike eelarve, keda sa hädast välja aitasid. Ja seal oligi nagu see värk, et ma keerasin neid õhtuid ikka pekki päris oma jagu enne, kui ma sinna pulma kutsuti, siis ma päriselt ikka rikkusin mõne inimese peod ära, siis ma ei osanud ju. Sa nagu päriselt arvad või kas sa nagu, nad ütlesid sulle seda? Ma tean, ja. Selles mõttes, kes ütles rohkem või vähem, aga no sa saad aru ja loed ju tegelikult publikut. Kui inimene tuleb sulle nagu siis sind ära saatma või kui üldse tuleb, eks ole, siis sa saad nagu aru, et kui see sünnipäeva laps, ta on ikka silmnähtavalt pettunud, et see ei olnud see, Kas sa tead ka mingit eepilist feili, mis sul nagu tuleb meelde kohe, et seda ma poleks pidanud ütlema või seda ma poleks pidanud tegema? Ma poleks pidanud tegema kõiki neid asju, mida tänapäeval inimesed ei taha, sest ma olin ikkagi väga hea näide, kuidas head ja odavat ei ole olemas. Et kui sa tahad head, siis võta üks hea ja kui sa tahad odavat, siis võta teine odav. Et need kaks asja ei käi nagu kokku. Et aga kõige jälle kui olulisem inimesena õppida nendest asjadest, eks ole, ja nüüd kui see nagu tuttava pulm tuli, kellega ma seal ühes majas olime, kortermajas üles kasvanud, siis ma vaatasin kõik perekonna mingid pulmavideod läbi, käisin mingid magistritöid, lugesin, surfasin netis, mõtlesin, mida teha, kuidas teha, mingi väike õhtujuhtimise kogemus nagu oli erinevatest kohtadest, on ju. Ja ma mäletan, tal oli see vanaisa, oli ilgelt vastik vanamees. See kritiseeris kõike kõige rohkem pruuti kusjuures. Ta ei seidinud teda üldse. Ja siis lõpus, kui mäletan, ta läks vanaisale pulmaviina andma, veel vanaisa hakkas ära minema pulmast, eks ole, siis läks viis ühe pulmaviina talle ja siis ma mäletan, et vanaisa ütles, ei tead, sa ikka õige värk ei olnud sul poiss siin täna. Selle naisega ei tea, et mis ikka saab ja pulmaisa oli küll äge sul. Siukse inimese käest saada nagu seda kommentaari head või tunnustust on juba, siis sa tead, et ta mõtleb tõsiselt. Ja ma sain sealt peale seda mingi põhjendamatu enesekindluse jälle. Et läksin siis peale seda Facebooki tööpakkumised meile laotajatele gruppi ala mingi siukse stiiliga kohta, jõhker pulmaisa siin. No ja siis hakkasin sattuma juulikuistesse pulmadesse sellistele inimestele, kes piltlikult märtsis või aprillis hakkasid endale pulmaisa otsima. Ehk kus kõik enam-vähem tegijad olid nagu võetud selleks ajaks. Ja siis oli jälle üks odav siuke vett, kes ütles, jõpp, kogenud pulmaisa. Mis sa alguses küsisid oma selle teenuse eest hinda? Ma mäletan, kõige esimesed olid 500 eurot. 500 eurot ja sa olid seal kohal ikkagi 12 tundi või? Rohkem ja pluss eeltööd, mida ma teen täna siiani tundide viisi iga paariga. Et selles mõttes ja sealt siis oli niimoodi, et ma korjasin neid inimesi lõpuks kas niimoodi mingite vihjete tõttu või sealt grupist. Korjasin 9 paari esimeseks aastaks niimoodi. Okei, aga kui palju sinuni jõuavad täna nagu tänased nii-öelda kliendid, tänased abiellujad, kes ütlevad, et sa olid seal pulmas ja me tahame sind ka? Ai, väga palju. Nii on vist nagu... Väga palju. Ma arvan, sealt ikka tuleb... No päris pooled ei tule, aga ikkagi väga suur osa mu paaridest on mind külalistena näinud. Just, me pidasime ka nüüd pulmad märtsis ja mina küsisin ka pulmaisade soovitusi ja see oli top 1 inimene, keda siis minu tutvusringkond soovitas, et sa oled siis väga palju minu tutvusringkonna inimesi nagu paari pannud, et see on nagu äge, kui sest suust suhu reklaami sa ei saa kelleltki osta, vaata selles mõttes, et see on kõige ehedam ja kõige parem, ma arvan. Ja sealt oligi nagu see värk, et ma tegin need 9 pulma ära, kogusin niimoodi püüdlikult kõik tagasisided, mida mulle siis anti kõik positiivsusest nõretavad, eks ole. Ja, aga ma päriselt tunnen ka, et nad läksidki hästi. Loomulikult see käekiri oli palju lihtsam kui täna, aga imelik, kui 10 aasta jooksul midagi muidugi ei muutuks. Aga ja siis oli see mõte ja siis peale seda esimest aastat ma kolisingi Ida-Virru. No siis see töö mind nagu haaras esimesed 4 kuud, et mul ei olnud aega tegeleda sealt millegi ja siis tuli uus aasta. Mõtlesin, nii, vanast õhtu, uus aasta lubadus, teen kodulehe, panen kõik need, et vend ehitab mul veebi ka ja panen kõik need tagasisidet sinna üles ja tuleb siuke fancy koduleht. Ja siis vaatasin kalendrisse, et aga mul on juba 13 pulma kalendris. See oli aasta siis nii-öelda uue aasta alguses. Vist ei ole vaja ja seda kodulehte pole siiamaani.
et täna siis 296 pulma hiljem, et 296 pulma, see suvi saab siis 300 täis. see on jah, juuni alguseks on see täis. Äge kogemus ju. Ja, et siuke ja sealt läkski paar aastat. Sealt läks võib-olla aasta-2, kui ma siis juba aastal 2017 vist olin esimest korda nii-öelda siis selles, mitte et see on mingi suur näitaja, aga ikkagi nii palju olin juba teinud või nii palju nähtud, et aastal 2017 olin ma siis esimest korda mainitud nendes pulmad.ee mingi aasta tegijate nimekirjas. Ja sa oled ka ju mitu korda peale seda aastat seal olnud. Et kas ma olen olnud alates sellest aastast seal iga aasta. Just. Ütleme, jah. Et selles valdkonnas sa oled tegelikult Eestis jõudnud tippu, et kas sa oled teinud ka nagu teises keeles? Kas sa oled teinud ka teises keeles pulmasid? Ingliskeelseid olen. Ja mitte eestlastele, vaid ka nagu ala segapulmadele või? Eesti-inglis on hästi tavapärane juba täna, lihtsalt, et väliskülalisi on vahepeal nii palju, aga mul oli 2024 oli mu esimene pulm, mis oli 100% ingliskeelne, sest tüdruk oli ka tegelikult Tallinnast küll pärit, aga venekeelsest perest 10 aastat elas enda elukaaslasega juba Londonis, elukaaslane oli iraanlane. Ja seal pulmas ei olnud eesti keelt vaja. Ma arvan, 90 pealisest seltskonnast võib-olla eesti keelt emakeelena rääkijaid oli seal 5-6. Et üle maailma oli, see oli väga international, see oli Singapurist Kanadani oli seal inimesi. Kuule, aga täna sa oled ju ehitanud väga ägeda persooni brändina selle pulmabossi, et sul ongi Instagramis pulmaboss. Sa oled seal väga tegev või tegus, sa oled loonud oma enda pulmabossi õlle, sa oled loonud kohvioad, et kõigile midagi. Kuidas sa selle võtte peale üldse tulid, et teeks nüüd oma nagu õlled või teeks oma kohvi või? Jälle, mingi juhuste jada võib-olla, et pulmaboss kui selline tekkis Instagramina, ma arvan, mingi paar aastat peale seda tegutsemist, võib-olla mingi 2019 äkki tekkis nii-öelda pulmabossi Instagram. Aga kuidas see nimi tuli ka? See tuli täiesti juhuslikult, see tuli niimoodi, et see on nii tabav nimi iseenesest. Et kõige on kusjuures ja see oli niimoodi, et kõigepealt tõuke andis siis tänane Kaunise Vents ehk Kadi Kaunis, eks ole, kes on vaieldamatult tippulma korraldaja. Ütles, et kuule, dinosaurus, kõik on Instagramis, sind ei saa tagida, sa oled nagu mingi ainus vend. Siis mõtlen, hea küll, ma teen selle Instagrami, mis ma saaks Instagrami nimeks nagu panen. Ja siis ma olin just tulnud ühest pulmast, kus siis, seda enam ammu ei tehta, aga vanasti anti kogu aeg nendele kõigile pulmategijatele ka ametimärke pulmades on ju, et küll DJ sai ja bändi omad said ja pulmaisa sai. Ja siis ühes pulmas oli mulle antud pulmaamet pulmaboss. Issand, kui hea. Ja siis ma olin kodus ja see märk vedeles mul laua peal. See on mul siiamaani alles ka. Ma olen üldse kõik näinud, mis mul on kingitud, mis ei ole olnud söödav, on mul alles ühes karbis, mis mul nagu on. Ja ma vaatasin seda märki ja siis sealt pealt võtsin selle pulmabossi ühesõnaga ja ühel hetkel, ma arvan, mingisugune 2-3 aastat tagasi, siis ta lihtsalt nagu oli. Aga kuna vaata mu nimi on nii keeruline, Ingar Dubolazov, eks ole, ma arvan, ma sain ise napilt 5. klassiks selgeks. Et võõral inimesel nagu ütled, ta ei saa aru, kus see algas ja kus seda, mul on diplomeid kodus, kuna see ei paista küll enam välja, aga kunagi ma tegin sporti. Et siis mul on diplomeid, ma arvan, vähemalt 5 erineva nimega kodus. Et selles mõttes see on üks igavene ikaldus olnud, jah. Ja siis ühel hetkel, ma arvan 2-3 aastat tagasi ma tabasin nagu ära, et inimesed oma vahel, kuule, see oli mingi keerulise nimega vend, aga see pulmaboss. Et ühesõnaga, et inimesed rääkisid sind kui pulmaboss, selle nime kaudu nagu defineeriti siis või räägiti minust ja siis ma sain aru, et et see asi nüüd natuke on hakanud nagu oma elu elama. Ja siis ühel hetkel see oli nüüd siis ka 2024 hooaja teises pooles, kui ühel päeval mu käest keegi küsis, ma ei tea, arhailist asja mu käest pulmas küsis, et kuule, sul visiitkaart ei ole. Mis pagana visiitkaart, et kes neid kasutab tänapäeval. Ja siis ma läksin koju, et inimene küsis visiitkaarti. Aga kuna ja siis ma tulin selle peale, et aga mul oleks vaja ühte tabavat visiitkaarti, mis oleks tabavam visiitkaart kui üks purk õlut.
et mille ma saaks siis visiitkaardina anda inimesele, sest ma nagu lihtsalt hakkasin jälle mõtlema, et kui ma nüüd küsin visiitkaarti pulmas, noh, inimene on keskmiselt sul rohkem joonud, paneb selle kuskile, minu ülikonnad asjad lähevad peale suuri pidusi kõik keemilisse, siis ta tuleb sul sealt tagasi muul kujul, kui sa ta sinna panid, see on kadunud, et või sa paned ta sinna ära kuskile pärast, nii et sa ei leia seda üles, aga selle õlle võtad järgmine päev, issand, kui hea, et see mul on, või lähed koju sellega, mis iganes hetkel ja sa ühesõnaga, sa annad tähelepanu sellele objektile, sellele purgile. Väga detailselt ja põhjalikult läbimõeldud ja ettemõeldud. Ja kuna ma ise alati olen püüdnud ka nagu Pulmabossi nagu brändi mõttes defineerida alati nagu kvaliteeti, et see kvaliteet on mulle nagu hästi oluline, siis ka see õlu peab olema mitte lihtsalt õlu, vaid see peab olema väga hea õlu. Ja... Kas seda eraldi saab ka sinu käest tellida siis? Saab. Sul on e-pood või lihtsalt kirjutada Instasse või? Saab kirjutada ja ma ütlen, see ei ole üldse teenimise eesmärgil, ma annan selle oma hinnaga ära kõigile, kes tahavad, see purk teeb seda muud tööd. Ta toob sinuni ikkagi need kliendid. Ma tegin reedel pulma, sinna läks 10 kasti, et selles mõttes mul on väike alus on garaažis seda, et selles mõttes ja tuleb... Endalgi sauna õhtul siis puudu ei. Ja, kuigi ma ise tunnistan, ma ei olnud seal väga harva. Aga jah, et sõpradele viia, mis iganes, ma käin baaridega kohtumistel, annan, mul on mingid väiksed giftsetid kõigile baaridele, kus on ka tegelikult Pulmabossi õlleklaasid. Kes see aitas sul seda kõike nagu kokku panna ja läbi mõelda? Või sa oled nagu üksi selle nagu giftbox, kes see nagu, kas meesterahvas tuleb selle pealt, et ma teen nagu giftboxid, mitte nagu, et ma tahaks alahinnata nagu mehi, aga kui ei ole turundust õppinud või nagu kuidas? Ma ei tea, lihtsalt kuidagi orgaaniliselt, et ma olen hästi nagu selles mõttes võib-olla egoistlikult lähenenud, et jällegi, mulle meeldib hea käsitöölu, see on mu hobi. Päriselt, ma sõidan vahepeal eraldi tund aega mööda mingid väikseid õllekaid, kus ma seisan seal leti ees 15-20 minutit, lasen igasugu õlle hindamisäppidest läbi, vaatan, mida ma võtan. Ma ei joo ühtegi õlut juhuslikult täna, mitte ühtegi, et sellepärast, et lähme lihtsalt sauna. Ka seal on mul iga õlu läbi mõeldud, kui ma lähen kellelegi külla. Mul on päris eeskujulik ladu kodus, mille keegi ei ole ja kõik inimesed väga õnnelikud, aga selles mõttes, jah, ma olen ikkagi, ma arvan, tänaseks joonud rohkem kui 1000 erinevat õlut, seega ühesõnaga ma olen väga suur käsitööle sõber, seega sinna pidi saama nagu väga hea õlu. Aga jättes enda personaalne maitse kõrvale, et see kõnetaks inimesi, aga samal ajal oleks midagi teistsugust keskmisest paremat, mida ma nagu tahaks uskuda, et Pulmaboss peab ise ka olema päeva lõpuks. Ja siis õlut ei jooda purgist. Tekkis mul järgmisel aastal. Õlu on loodud vahutama, selleks tuleb õlu välja kallata, et ta saaks vahutada. Ja selleks oli vaja Pulmabossi õlleklaasi. Siis tuli alus õlleklaas ja mulle, mida ma ka kuskilt Euroopast ajasin välja, personaalselt ülikõrge kvaliteediga, et ei oleks mingi kleebis või midagi, vaid ta ongi tehtud originaalselt tehases, niimoodi. Ja siis tuli uba lõpuks ka järgi. Pärast saad saata pildi, siis paneme siia need lingid juurde, et kus siis seda saab tellida, on ju. Ma korraks veel, ma ei tea veel kaua meil aega on, kas sa saad mulle korraks ise kella näidata? Joo, võib. Okei, hästi. Mida ma veel täiega tahaks teada, on tegelikult mingisugused siuksed pulmad, mis on nagu niimoodi meelde jäänud, et ma näen, et sul ei ole pulmasõrmust, et kui sa ise... Minu puhul on kõige markantsem lugu see, et ma olen lahutatud. Et seega been there, done that, tean, kuidas korraldus käib, et mis nagu professionaalses mõttes kindlasti nagu lisab pagu, nii emotsionaalses mõttes võib-olla mitte nii väga, aga see selleks, et jah, täna on niimoodi, aga jah, mis on meelde jäänud, see, ma arvan, see reedene pulm, mis oli, see jääb eluks ajaks meelde, ma arvan. Eluks ajaks meelde, mis seal oli siis sellist, mis nagu... Esiteks, sa lähed nagu... Kas tahad rääkida, kes sa siis reedel abiellusid? Andres Puusepp ja tänaseks on siis abielus oma imekauni abikaasa Sandra Puusepaga. Nende pulm oli ilmselgelt nagu su nagu jalg väriseb, kui sa lähed Eesti nagu ühe juhtiva meelelahutaja pulma tegema ja väga paljud inimesed ei tea seda, aga Andres Puusepp ei ole lihtsalt mingi raadiohääl või mingisugune endine DJ või mis iganes, kes kuidas teda nagu teab, on ju, kes teab Powerit raadioaegadest teda, kes teab praegu Star FM hommikuprogrammist, on ju, aga et tegelikult on ikkagi läbi ja lõhki meelelahutajaga tegemist, kes on läbi ajaloo manageerinud erinevaid Eesti tippbände, teeb ka seda täna näiteks Pürmüüdi näol.
ja kes oli Romeo ja Julia muusikali peakorraldaja. Noh, et seda tavaliselt inimesed ei tea. Et tegemist on nagu läbi ja lõhki meelelahutajaga, kes käib ka ise õhtuid juhtimas. Et pinge oli sul siis korralik nagu ütleme niimoodi, et mul väriseb jalg igal pulmapäeval, aga sest see on kellegi pulm. Et sõltumata sellest kogemusest sa lähed alati nagu valge lehe pealt nagu tegema pulma, et mul ei ole ühtegi kolletanud paberit, millega ma käiks pulmast pulma. Mu mapp on täna tühi. Et selles mõttes sinna minna loomulikult jalg värises, sa tead, sul istuvad nagu mingid Eesti absoluutselt meelelahutusmaailma nagu korüfeed, seal mingi Taukar Eesti parim saatejuht on ju Kristjan Jõekalda, kõigi bändide mingid tegelased, mingid ürituskorralduse agentuuride esindajad, et see on läbi ja lõhki selle maailma absoluutne koorekiht on sul nagu siis see rahvas, keda sa pead siis seal nagu juhtima ja ohjama ja tegema nende olemise nagu heaks. Kas need inimesed tulid siis kaasa sinu nende ideedega, mõtete, mängudega, kas see oli siis? Jah, selles mõttes loomulikult nagu mu iga paariga on hästi tihe koostöö, et nii ka nendega loomulikult nad olid mind ka eelmisel aastal pulmaisana näinud 2 pulmas. Ja mis oli nagu kihvt, nad võib-olla nägid mind natuke 2 erineva iseloomuga pulmas, et kus siis ikka. Et sa kohandad ju ennast vastavalt sellele, mida sinult tahetakse. Absoluutselt. Ja loomulikult ühest küljest nad nagu teadsid väga hästi, mida nad minult tahavad. Teisest küljest oli see, et väga palju asju on kuni noorpaar ei teadnud kuni lõpuni, sest sellel pulmal oli tipptasemel produktsioon taga. Ma ei tea, kas ma kunagi näen üldse sellist pulma veel, kus on selline produktsioon taga, eks ole. Et selles mõttes ja siis ma kogu aeg enda peas koos pulmakorraldajaga nagu kogu aeg mõtlesin, kuidas me need kõik asjad nii-öelda juhtuma paneme, et noorpaar soovib nagu, et meie teeksime sellist asju. Taustal oli vaja see nagu tasakaal leida ja samal ajal 140 inimest ka tehniliselt ohjata. Ahaa, pulmas oli 140 inimest. Seal suurusjärk ja ma arvan 135-140 inimest. See on sõltumata inimestest, see on keeruline seda massi nagu juhtida, ohjata. Aga päeva lõpuks saades tagasiside erinevatelt ka meelelahutajatelt sealt, siis see on tänaseni olnud ülivõrdis. No kas keegi Eesti staaridest on sind juba nüüd broneerinud siis järgmistesse pulmadesse ka ära või? Veel ei ole, küll aga mul tuleb kindlasti väga tuntud inimeste pulmasi rohkem kui 1 veel see aasta. Aga veel ei ole, aga kui ma ei saa siit panna suuret, aga ma kahtlustan, et 1-2 inimese pulma sealt seltskonnast ma võin sattuda. Jah. Kas tahad ka mingid nimed avaldada? Ei taha. Et ma arvan, see kahandab võimalust seal olla. Aga... Tark tegu. Kuule, aga räägi siis lisaks sellele pulmale, mis nüüd reedel oli, sa lainetad veel selle emotsiooni peal, on ju. Aga sa ütlesid, et sa oled ka kohutavalt feilinud niimoodi, et issand jumal, mis asi see nüüd oli. Et kas sa tahaksid nagu mingid ämbrid ka rääkida, mis oli niimoodi, et sa tulid ära ja sa tundsid, et see oli paha? Mul on olnud 1 paar, kellega me siis lõpuks väga negatiivselt tagasiside. Väga negatiivse. Ma isegi pulmas tajusin veits, aga mitte nii tugevalt, kui negatiivselt tagasiside ma sain. Aga päeva lõpuks see pigem nagu minu jaoks kinnitas seda, et see asi, mida ma ajan, on õige päeva lõpuks. Et ma tahaks uskuda, et tegelikult selle ajaloo jooksul ma ei ole kedagi kunagi pannud mingisse piinlikusse olukorda või kellelegi nagu midagi halvasti öelnud. Pigem on nagu see, et mis seal parata. Mingid inimesed vahepeal tahavad enda pulma, mitte et see oleks nüüd mingi oluline asi, aga vahepeal on nende jaoks mingisugune kõrvaline asi olulisem kui see, mida sa seal päriselt teed. Mõne jaoks on lihtsalt väga oluline, et ma ei tea, et tema pulmas on tüübikstart, kuigi teda ennast üldse ei kotis ja ta tahab näidata, et tema pulmas on tüübikstart. Või et tema pulmas on mingisugune pulmaisa, keda tema parim sõbranna soovitus võtab ta ainult sellepärast tegelikult ta ise lihtsalt... Et ta ise ei vaibi, ise ei klapi, aga et... Just. Ja seal oli nagu 1 paar ja minu nagu see nišš või see, kuidas ma nagu töötan, on see, et ma hästi palju vahetame infot. Ma ütlen kõigile paaridele kohe nagu täitsa ausalt, et ma sisustun teie vaba aega enne pulmaga väga hästi. Et nagu eriti noori lapsevanemaid see ei tee nagu rõõmsaks kunagi. Aga et päriselt olla nagu kohal ja päriselt rääkida nendest inimestest, kelle päev see on ja kes sinna kokku on tulnud, mul on vaja väga detailset infot kuni selle detailsuseni välja, et vanaema eha ei kuule paremast kõrvast.
kohati. No kui sa juba ütlesid, et sa töötasid nagu magistritöid läbi ja panid nagu nii põhjalikult kava kokku, vaatasid videosid, siis see näitab, et sa oled väga põhjalik ja teed nagu väga head eeltööd, ma arvan, mis ongi aluseks sellele, et võiks sündida nagu see nende näoline pulm on ju. Just, ja seal pulmas siis ei sündinud seda, sest ma sain mingisugused sisendit veel sama päeva hommikul. Tavaliselt ma tagasisidestan, et ma tahan natuke veel siia midagi, et ma teen tööd selle materjaliga, aga seal oli mul rõhk sellele, et kas mul üldse on millegagi sinna pulma minna. Saime tehtud ka, aga ilmselgelt jäädud rahule ja siis ma ütlesin, tegelikult see peegeldas nagu kogu meie koostööd nagu päeva lõpuks, et kõik peavad nagu oma rolli ikkagi, see on koostöö, et siin ei ole niimoodi, et laadakaru tule tantsi meile. Et laadakaru ei tea, milline tants sulle meeldib, keskmine laadakaru oskab ühte tantsu. Kuule, räägi, kas sa oskad nagu 296 pulma, see on nagu metsikult palju pulmasid. Kujuta ma ei palju, mis territooriumil need pulmad nagu peaks kõrvuti ära mahtuda siia praegu, kui visuaalis vaadata. Aga kas sa oskad nagu ette ennustada ka, et millised paarid jäävad kokku ja millised lähevad lahku? Ei. Aga seal ei ole niimoodi, et sa näed, et ma ei tea, siin ei ole ju mingit armastust või kas oled nagu sellised paari pannud, kes sa näed, et miks need üldse abielluvad? Ei ole kusjuures, et need dünaamikad on alati nii erinevad ja isegi kui see nagu jällegi, võib-olla kunagi ma mõtlesin niimoodi, et need kindlalt mitte, need kindlalt jaa. Et see on nii, eks ma tagantjärgi nüüd tean küll osasi, kes on nagu kokku jäänud. Aga kui ma nüüd mingi loogikaga läheks, siis siin on üllatusi mõlemas suunas kindlasti. Okay, et tegelikult ei ole nii mustvalge. Ja see peegeldabki tegelikult seda pulmaisa töö nagu keerukust ka nagu päeva lõpuks, et sa ei saa minna kunagi nii personaalset üritust tegema selle mõttega, et kuskil on mingi keskmine inimene või kuskil on mingi keskmine pulm, keskmine noorpaar või keskmine pulmakülaline. See on iga kord nii eriline, et iga inimene on nii unikaalne. Et see, millega ma õnnestusin eile, ei too mulle edu pulmaisana homme. Et sa pead ikkagi pidevalt ise arenema, olema muutuses ja õppima tundma neid inimesi. Just. Et siin on loomulikult mingisugused asjad, mis sulle nagu edu toovad, ongi su avatus, aga see töö tegelikult seal taga on see põhiasi, et sa jõuad ennast sinna sisse lugeda. Et sa nagu jõuad nende materjalidega tegeleda, sa jõuad nende noorbaaridega tegeleda, et kui ma lähen pulmu, kui sul nimed sassile, ei lähe. Mul olid seal selles reedes pulmas ka 2 minu noorpaari, eks ole, et ma ütlesin, et kuule, sõbrad, ei lähe mul nagu ilmselgelt meelest ära. Kui sina oled ikkagi Sandra nägu ja sina oled Ivo nägu, siis nii on. Et ma ei lähe kunagi pulma niimoodi, et ma lähen nüüd, et ei tea, kuidas mul täna läheb või need on mingid võõrad inimesed. Ma lähen nagu oma inimeste pulma juba, sest see eeltöö on olnud nagu... Te olete juba nii hästi kontaktis. Just. Kuule, aga meie podcasti nimi tegelikult on täitunud unistus, on ju. Ja selle suurem eesmärk on tõugata inimesi tegudele, et me võime unistada, aga me peame ka tegutsema, et need unistused täide viia. Kui sina oled täna 34, laupäeval oled 35, sul tuleb juubel, laupäev on 10. mai, on ju? Pühapäev on 10. Pühapäev 10. mai. Pea on sünnipäev. Et millised unistused täna on täitunud? Mul jäi kõrvu, et sa teed uusaasta lubadusi või vähemalt ühel aastal oled teinud. Ühel aastal olen teinud. Et kas sa võid täna öelda, et mingid kindlad unistused on täitunud, mida sa oled nagu ette mõelnud, et sa tahad neid teha ja kas sa tegelikult nagu võtad aega, et molutada ja unistada, et mida sa veel siin elus nagu kogeda tahad. Sest ütleme, sa saad 35, on ju, palju meil on veel, ütleme, võib-olla teadus areneb sinnamaani, et elame 150-seks, mine sa tea, on ju. Et aga... Ei ikkagi realistlikult tuleb ikka võtta, et sa oled poolel teel, on ju. Et selles mõttes, ma ei tea, ma ei ole väga selline... kuidas ma ütlen, unistaja tüüpi või et ma tegelikult ei oska võib-olla unistada nagu piisavalt suurelt, kui ma nagu millestki mõtlen, ma nagu tahaks, mida inimesed tahavad. Inimesed tahavad igasugu asju, inimesed tahavad reisida kodusi, majasid, autosid, siis ma lihtsalt hakkan tööle selle nimel. Aga ennem sul peab olema ju mingi visioon, mida sa tahad, et kuhu suunas sa hakkad sammuma. Jah, ja kui ma tean, et mul on võib-olla need... kuidas ma siis ütlen, et ma polnud kunagi käinud enda lemmik nagu jalkaklubi mängu vaatamas, nüüd ma nagu poistega novembris käisime. Et siis sa nagu võtad selle ette ja tead, et mis mul on vaja selleks aega võtta, mul on selleks raha vaja. Kus ja keda sa vaatamas käisid? Londoni Chelsea mängu. Praegu on selle klubi fänn raske olla, aga jätkuvalt oleme edasi. Et selles mõttes... Sina nagu lähedki tegudele kohe, et sa siis mõtled välja, mida sul selle jaoks vaja on ja sa nagu, sul ei teki mingid tõrged, et ma ei tea, kes ma üldse selline olen või... Ei, hakka lihtsalt pihta, et see on kõige olulisem asi, kõige raskem samm on esimene samm.
ja mis veel nagu eristab mingeid inimesi, on julgus. Ja tead, mis julgete inimestega eriti tihti juhtub või? Keegi paneb neile jalaga tagumikku. Ühel hetkel sa saad jalaga tagumikku, sellepärast et sa ühel hetkel võib-olla olid liiga julge ja nii edasi, aga päeva lõpuks need nagu sa õpid kõigist nendest hetkedest. Kui sa oled arg, elu paneb sul nagunii jalaga tagumikku, eks ole. Aga nüüd on nagu küsimus. Ja siis paned ise endale ka veel. Just, et selles mõttes ma olen võib-olla nagu hästi, ma arvan, selline pragmaatiline, et kui ma tean, et ma midagi tahan, siis ma enam mõtlen välja, et kuidas ma selle saan ja ma hakkan lihtsalt nagu minema. Et selles mõttes on minuga võib-olla ka natukene, mõni inimene tahab lihtsalt vahepeal vaata kurta. Aga ma olen nagu see, kes ei ole väga hea kurtmise kuulaja, ma hakkan kohe lahendusi pakkuma. No te enamus mehed on. Et kuule, selle saab ju nii korda. Aga see ei olnud vahepeal praegu üldse oluline, praegu lihtsalt oli vaja kurta. Et siis mul on naljaga pooleks ka kodus üle, räägi, mis veel on halvasti. Selle asemel, et lahendus pakkuda. Et saab inimene kurta lihtsalt. Et lasta kurdab ära. Kõigepealt ongi see, et muidugi, kas see kurtmine jääb nagu aastaid sa kuuled, et mingi mammi seal pingi peal, ikka minu mees ja minu mees ja minu mees. Et kas ei muutu kunagi või see on see hetk, et ma pean nagu ära kurtma, ma pean lauale tooma, kas või kõva häälega välja ütlema ja siis me saame liikuda lahenduste poole. Et siin on nagu ka, milline see kurtmine on. Aga räägime nendest unistustest, et mis sul praegu on, et sa ise tõid välja, et sa oled lahutatud, et kas sa nagu tahaksid kunagi veel abielluda? Ma olen oma elus ära kolistanud 2 korda asjad, et kui ma olen öelnud 2 korda elus, mitte iialgi ei lähe ma elama peale kaitseväge, ütlesin, et ma ei lähe mitte kunagi. Peale kooli ütlesin, et must ei saa kunagi õpetajat ja peale kaitseväge ütlesin, ma ei lähe kunagi Ida-Virumaal enam. Nende 2 asja vastu ma olen eksinud jämedalt korduvalt. Need rohkem ma nagu sedapidi ei ole midagi nagu lubanud või öelnud, et ma midagi ei tee. Ja unistuste koha pealt, kui ma nagu mõtlesin ka, et me praegu selle sünnipäeva valguses kas või, et nii vanaks ära elanud juba. Ma olen 34 lihtsalt ja minu meelest see on mega noor, et ma ei saa aru, miks sa nagu seda räägid, kui vana see on. Ei, selles mõttes, et ma tahaks uskuda, et nüüd ütleme, isegi kui sa mõne inimesega kogu lugupidamise juures, sa võib-olla vanuse järgi ütleks, et 23, aga nii kui ta teeb suu lahti, sa saad aru, et ta on 23. Et selles mõttes ikkagi 34-aastased tunnevad üksteist nagu ära, on ju vestluses ka, ma tahaks öelda, mingi elukogemuse või millegi pinnalt. Ja täna nagu mõeldeski enda sünnipäevale või ma olen ka mõelnud, mis ma ütlen oma inimestele seal, eks ole. Et külgi me teeme selle küll elukaaslasega koos seda sünnipäevat, meil on nädal aega sünnipäevade vahe lihtsalt. Kui äge. Aga suures plaanis... Et sa oled ikkagi suhtes siis, lihtsalt mitte abielus. Selge. Ja siis seal on nagu niimoodi, et ma nagu mõtlesin ka, et huvitav, et ma olen ikkagi nüüd nagu nii vanaks ära elanud, kuigi olles ikka jätkuvalt noor, aga et täna, miks ma tahan neid inimesi ka sinna nagu kokku tuua, esiteks on see, et need inimesed ei ole kunagi kokku tulnud. Aga et kui me oleme 10 aastat nooremad, siis mida me tahame? Me tahame kõike, me tahame palju. Inimesed tahavad palju pidu panna, palju raha, palju naisi, palju mehi, mida iganes. Kõike peab palju olema. Et ainus asi, mida me palju ei taha, on aeg. Sest siis me ei oska selle peale mõelda, sest me tahame palju kogu aeg asju teha, me tahame palju reisida ja kõike tahame palju. Aga ma ütleks, et nüüd ma olen nagu nii vanaks ära läinud, et nüüd mind huvitab nende asjade puhul see kvaliteet palju rohkem kui see, et neid asju oleks palju. Ja on see kõige paremas mõttes, on see aeg, on see reis, on see inimestega koos veedetud aeg, on see elukaaslane, mis iganes. Et see on täna nagu palju olulisemal kohale jõudnud ja sestap me otsustasime ka, et parem toome need inimesed kokku ja et see on nagu kvaliteetaeg, et ei pea olema seda kõike alati palju, et kuidagi asi nihkub kvantiteedilt kvaliteedile hästi palju, et see on nagu üks paradigma muutus, mida ma ise enda puhul olen nagu täheldanud. Kui noorena tahtsid ennast lihtsalt känni juua ja pidi palju õlut jooma, siis täna minule see üks õlu, väga kvaliteetne ja kallis õlu pakub palju rohkem. Et nii on kuidagi. See on hästi ilus mõte ja hästi ilusti kokku võetud ka tegelikult see teekond siia 35-ni, et ma näen enda poolt nagu hästi palju sarnasust, et kvaliteet ja vaba aeg on palju olulisem kui mingi muu asi. Nii et kui mul on mingisugune väga suur unistus, siis see on kunagi see,
et ma ühel hetkel, Peeter Koppel on hästi öelnud, meil on 3 suurt sõltuvust, eks ole, ühed on meelemürgid, suhkur ja palgatöö. Et ühel hetkel olla siis, nagu see tänapäeva suur unistus kõigil on, et olla ikka täiesti oma aja peremees selles mõttes, et see on võib-olla, jah. Et ei pea küsima, kas ma võin lõunale minna või kui kaua ma võin puhata. Ja ma näen, et see on, ja ka täna lihtsalt niimoodi, ma näen, et see on ühel hetkel võimalik. Aga et see lubab mul nagu siis lõpuks teha neid asju, mis meid inimestena nagu lõpuni ära defineerivad, et kas ma olen hea mees, kas ma olen hea isa, kas ma olen hea sõber, olen ma hea vend või hea poeg, vahet pole. Aga et siis me saame nagu tegelikult päeva lõpuks neid asju teha. Ja ma usun, et selleks ajaks ma olen teinud ka piisavalt seda, mis mind täna drive'ib seda tööd tehes, seda missioonipõhist tööd ja mis on minu jaoks väärtus on nagu hästi oluline, miks me mingeid asju teeme. Et täna mulle väga meeldib see koht, kus ma olen, mida ma teen. Aga tulevikus, kui see on mingisugune suur unistus, siis ma arvan, see on ainus asi. Kas siis on võib-olla selline, mis see perspektiiv on, et kaua sa ennast siin koolijuhina näed? No hetkel ma olen ennast kindlasti enda peas võtnud selliseks tugevaks 5 aastaks. Et see on nagu see periood, kus juht peab nüüd siis vaatama nagu ise endale otsa, et kas see, miks ma tulin, kas need asjad on tehtud, mis ei ole tehtud, miks ei ole tehtud, kas need asjad on nii, nagu ma tahtsin. Mul on mingid asjad kirja pandud nende jaoks, selle jaoks. Kas sul on ka mingi coach või mentor, nagu, kes sind sellel teekonnal toetab? Täna on mulle küll süsteemi poolt määratud nagu siuke lihtsalt teine koolijuht, kes on mu mentoriks Tallinna seest, linna poolt, aga ütleme sellist kõigi oma muude asjadega ma olen üks siuke suhteliselt, kui siis öelnud, siuke lonely hunter olen ma selle kohta öelnud, et siuke üksikütt, Aga kas sul on lihtne nagu abi küsida, et tegelikult sa ju tegeled väga paljude asjadega. Sa tõid korraks, mainisid ka jutus nagu isa, et kas sul on lapsi? Ja mul on laps ka. Et handlida ära tegelikult see väga vastutusrikas roll, mida sa siin koolis teed, on ju, siis sul on veel ettevõtlus, et kus ei ole nagu vähe tegelikult ettevalmistus, see nõuab palju ettevalmistuse aega, pluss nagu suved on sul ikkagi sellised magusad ajad on ju kõik kinni, on ju, ja siis sa oled veel isa rollis, on ju, siis sul on elukaaslane, kodu, on ju, et tegelikult seda on ju väga palju ühe inimese jaoks, et pluss sa nagu kindlasti võtad sõna ka nagu nendel haridusteemadel üleüldiselt, eks, et kellele sa toetud või kuidas sa enda vaimset tervist nagu hoiad? Ma käisin võib-olla vaimselt täitsa külili koroona ajal, ma arvan, kui me juhtisime ministeeriumis kriisi ja siis ma sain aru, et minu nagu üks kõige tugevam vaimse tervise vitamiine on liikumine kindlasti. Et midagi ei ole teha, lihtsalt aja ennast nagu välja ja täna ma tunnen, et nagu trenn on kindlasti see, et liigu, ole aktiivne. See on kindlasti väga tugev siis ennetusmeede, ütleme niimoodi, et mis nagu hoiab vaimu virgena. Aga teine asi, ma olen ka öelnud niimoodi naljaga pooleks, et ma võiks teha vabalt mingisuguse puhkamisõpikut, kuidas päriselt puhata. Et kui mul on see vaba hetk, siis ma ei ole see, et ma ei tea, mida ma teen või ma oskan lihtsalt vahtida. Ma nagu tunnen sellest suurimat rahuldust, kui ma lihtsalt vahin, ei tee midagi. Ma võin olla jõhkralt aktiivne. Mul eile aga elukaas, mis sul viga on, sa nagu kell 10 kaasa tuled mingi arvuti, kuule, paneme sünnipäeva jaoks selle asja kirja, kuule. Et sa oled veel nagu niimoodi maks adreka peal kell 10 õhtul veel nagu, kus teised hakkavad otsima oma silmaklappe, on ju. Ja päev otsa niimoodi nagu pannud ja aga järgmine hetk ma võin olla lihtsalt niimoodi, et savi, puhkan, nüüd ma puhkan nagu. Et ma oskan seda nagu switchida hästi kiiresti, mitte et ma lähen puhkuse, siis ma mingi 2 nädalat mõtlen töömõtted, ei, ma olen 2 nädalat et siis ära nagu sul enam ei ketra. Kus ma, mis mu töökaaslased nimed on, kus ma töötasin, ma ei tea enam mitte midagi. Okei, millal õpik välja tuleb siis või raamat? Et ma ei tea, ma võin hakata neid selliseid praktilisi sessioone pakkuma, et lähme koos puhkama, et puhkamise coach, et lähme, ma teen teile puhkust, nii et vähe pole. Ilma naljata, ma arvan, see on meestele väga nagu oluline ja vajalik asi, sest ma tean isiklikult paljusid mehi, kes nagu õhtul voodisse tulles ei suuda nagu töölt maha kerida.
eriti kui teemas on mingisugune lahendust vajav olukord, et kuidas siis nagu taastada see uni ja kõik see, et ma arvan, et see on oluline asi. Ja sa just rääkisid ka, ma vaatasin minu koolivenna Timoga, et mu ühest koolist, et selles mõttes see on hästi oluline, aga noh, ma loomulikult kellele sa nagu tegelikult toetud, ilmselgelt sa nagu toetudki enda perele ja ilmselgelt kõige rohkem nagu elukaaslasele, sest kõik see, kui inimene teeb lihtsalt rohkem, täna ma teen ilmselgelt rohkem kui 1.0 kohaga nii-öelda selles mõttes tööd, et see tuleb millegi arvelt, sa pead inimesena alati teadvustama, et see tuleb millegi arvelt. Ma ütlen ka, et isegi noorbaaridel ütlen, kui te tahate koos pildistada, see tuleb külaliste koosolemise aja arvelt. Et kui sa nagu... Kui palju nagu tarkust, jaa. Need tehted teed ära enda peas kõige lihtsamad asjad. Sul peab olema see kokkulepe tehtud, et ja ma teen neid asju, ma ei tea, koos olemise aja arvelt selle pärast, et kui see nüüd läheb inimeste ühiste eesmärkide ja väärtustega kokku, siis on kõik fine. Kui ei lähe, siis on nagu, sealt tuleb nagu konflikt. Et loomulikult ma ei kujuta ette, et ma ilma oma elukaaslaseta nagu saaks ennast nagu niimoodi teostada. Et tema, ma lihtsalt olen talle öelnud ka, et tal oli praegu endal üks kooliperiood, kus ta 11 nädalat käis koolis, eks ole, ja see tähendab seda, et esmaspäevast reedeni teda ei olnud kodus. Ja ma lihtsalt ütlesin, ma ei tea, et kui sa oled kodus, ma lihtsalt magan paremini. Et see kodu on Issand, kui nunnu! Et ma lihtsalt nagu magan paremini, mul on mingisugune rahu. Mitte, et ma nagu, et ta nagu teeks selleks midagi, lihtsalt ma tean, et kuidagi, ma ei tea, lihtsalt on rahu. Nagu kuidagi, ja kui öeldakse ka, et mida siis need mehed otsivad, ja ei tea, mida mehed tahavad, siis mingist näed kogu aeg igasugusel maailmas käivad, igasugused mingid TV-d ringi küsivad tänavalt, mida siis otsid ühes naises, mida naised otsivad, mida iganes on ju. Ja mis see vastus on siis? Rahu. See on rahu. Aga sinna jõuab tegelikult mingi teatud, 35, et ei ole nagu enam kõige noorem, aga ta ei ole ka nagu vana, et kas sinna jõuab siis nagu läbi nende kogemuste, sest et ma ei usu, et ma arvan, meil on palju ka 45-aastaseid mehi, kes nagu ei ole veel sinnamaani jõudnud, et nad otsivad selles naises rahu või et nad on selle leidnud või et nad on selle heureka üldse saanud, et kuule, see on selline mina, kes mulle endale meeldib see tunne ja ma kogen seda ja see ongi see, mida ma olen otsinud. Jah, eks kindlasti sa pead ka olema puru loll, kui sa ühest katki läinud suhtest midagi ei õpi. Et selles mõttes ja sellest tulenevalt, ikka nagu, et on inimestel oma head ja vead, aga ma lõpuks ütlen alati vahet pole, mis konflikt sul on see eraeluline või tööelu, need on ka nii sarnased, sest sa kogu aeg oled suhetes inimestega. On see kollegiaalne või eraelus. Alati taanda oma konflikt või mis iganes asi see on, sul on kõige raskem jõuda sellele otsusele või selgusele, kui sa lõpuks taandad selle asja väärtusteni. Ja kui inimesed teevad suhtes olles ka erinevaid asju, erinevatel põhjustel või ei hakka üksteist mõistma, siis järelikult ühel hetkel ei ole see eesmärk enam sama. Et on see eraelus, me ei tee enam ühise eesmärgi nimel tööd, me tahame elult erinevaid asju. See ühel hetkel see eskaleerub, siis moel või teisel on see tüüli lahkumine kui midagi kolmandat. Ja kollegiaalselt samamoodi, et kui inimesed peame aru saama, et miks me teeme seda asja ja kui need on erinevad asjad, siis ühel hetkel see ei ole nii produktiivne, kui ta nagu võiks olla, eks ole, ja sellest tulenevalt ma oskan ka, ma arvan, väga hästi artikuleerida, et mida ma nagu tahan või vajan, et sa pead ka seda nagu ütlema, kui sa oled nagu öelnud ja enda poolt teinud kõik, et teha ennast nähtavaks või mida nagu vajan selles ajaraamis midagi, et kõik teavad, et kui mul tuleb suvi, siis ma juba tean, mida ma vajan rahu, aega, mõistmist ja nii edasi, et siis on kõik nagu selge, siis nagu inimene teab, mida sa nagu ootad, et peegeldage oma ootusi, vahet ei ole, mis see on. Kogu aeg, keegi ei ole nagu iromant, et ta loeb su mõtteid. Et enda ootusi tuleb peegeldada jälle, vahet pole millises suhtes, kui sa tahad, et see suhe oleks nagu edukas, on see jälle töö juures või kodus, peegelda enda ootusi, mida sa nagu ootad, et mida sa nagu tahad, ja ma ütlen, mulle rahu sobib, et kodu on nagu see koht, kuhu sa saad tulla lihtsalt olla, mitte mulle meeldib kogu aeg teen naljaga pooleks, et kui küsitakse, kuidas siis on, et siuke värk, et elukaaslased kodus ei ole. Ma ütlesin, et jaa, väga tore, et aruandluse maht on palju madalam. Et kui sa nagu tuled kohe, sa ei pea hakkama aru andma, sa tead, et rahu, sa oled oodatud, sa ei taha teil päeva lõpuks mitte midagi muud. Sa oled ise ka siis parem inimene. Ja sellepärast ka mingid inimesed tulevad ka siin.
mul on vaja 2 päevaks, eks ole, niimoodi madalamad kui muru, on ju. Ja siis ma nagu kuulan, on ju hästi raske küsida, teha ennast tegelikult nähtavaks, et öelda, mul on tegelikult väga vaja seda, et ühel inimesel ongi vaja pojale appi minna, et poega ei ole 2 päeva, aga pojal on kodus vaja teha mingi väga suur töö, vajalik asi, et elu läks edasi. Loomulikult, noh, palun tee, sest muidu sa oled selle pojaga kogu aeg telefoni otsas, sa muretsed, sa oled ikkagi inimene, sa tood need asjad töö juurde. Appi, kui hea näide ja ma ei tea, kes iganes juhtival kohal inimene meid kuulab, siis nagu võtke snitti, kui sul on kodus asjad korras, sul on tööl asjad korras ja see on selline nagu ring, ma ütleks. Et kui mina saan selle 2 päevaga nagu võtta inimeselt selle mure maha, kuidas ta pojal on või ma saan toetada tema, loomulikult ma ei saa tema eraelu korda teha, aga kui ma saan omalt poolt seda kuidagi toetada, et inimene ei pea närveerima või olema ärevushäiretest terve õhtu, et kuidas ta nüüd õhtul või hommikul ütleb juhile, et ta lapsi haigeks või ma ei tea, mida iganes, et ma saan selle mure inimeselt maha võtta. Ja see on nii oluline, sa näed seda suurt pilti, sest et noh, nagu sa ütlesidki, et taju mõjutab teisi kolleege, taju mõjutab õpilasi, taju hakkab nagu mõjutama kõike, et issand, kui hea suhtumine, see on nagu... Et see on, need asjad on kõik omavahel nagu seotud, et ma olen nagu töötanud inimestega koos, sa näed, et ta nagu käitub vastikult või mis iganes, nagu, et sa näed, et mingid asjad ei ole korras ja vahepeal tulebki lihtsalt inimesega nagu ausalt siis rääkida, et kui ma näen, et ja lihtsalt sa lõpuks oled mingite inimestega, ma töötasin nii kaua koos, ma lihtsalt teadsin tema nagu seda eraelulist profiili ka nagu nii palju lihtsalt, et ma sain aru, miks ta nii käitub, on ju. Ja siin minul ei olegi juhina, tegelikult nagu vahepeal kõik asjad ei olegi minu võimuses parandada ja siis tuleb nagu inimesega rääkida, et kuule, noh, see, kuidas sa nagu praegu käitud, eks ole, et see ei lähe siin meie väärtustega või millegi kolmandaga nagu kokku, aga et seni, kuni sa saad neid asju mõjutada, siis ma tunnen, et see on nagu minu vastutus neid teha, sest kui ma teen need omalt poolt, siis mina usun, et ma saan vastu nagu inimese jälle töö juurde, eks ole, kes täidab oma ülesandeid paremini, on paremini fokusseerunud, on siin olles nagu õnnelikum ja üldse eluga rohkem nagu rahul, et see päeva lõpuks see kõik mõjutab nagu, et ei ole, et töö ja eraelu ära töö juures räägi midagi. Need asjad on nii tihedalt põiminud tänasel päeval, et jah, need on nagu olulised asjad, ma arvan. On ja see on ilus ja mulle meeldib väga see mõtlemine, et see on nii, ma ei tea, arvestav teistega. Kuule, me oleme siin päris pikalt juba lobisenud ja mulle tundub, et mul nagu järjest neid küsimusi tuleb ja siis ma mõtlen, et okei, me peame ühel hetkel nagu selle piiri ette panema. Võtan veel võib-olla viimased 2 küsimust, et kui näiteks 6-aastane Ingvar vaatab sind täna, mida ta tunneb, mida ta mõtleb või mida tahaks küsida või... Ma ei tea, 6-aastane Ingvar oli see üpris rahutu kuju, kes jooksis maal vanaema juures ringi. See on mul äge, mul oli mõlemal vanaemal nagu sisust siuke, tänapäeva mõttes siuke talu, loomad, värgid, kõik nagu, et siuke äge lapsepõlv oli. Et ma ei tea, mis ta mõtleb, et see on tähtis onu, eks ole, sest ma mäletan, kui ma nagu... Tähtis onu mõtleb? Et siuke koolidirektor, eks ole. Mina mäletan, kui mina läksin kooli, eks ole, või koolidirektor. Küll naisterahvas, aga koolidirektorid kõik kartsid, eks ole. Et põhjendamatult ääretult tore inimene oli. Ja selles mõttes ma ei oska öelda, mis ta nagu vaataks, et noh, lihtsalt kuna mu enda laps on saab oktoobris 9, et siis noh, tema ütles mulle, et ära mine koolijuhiks tööle. Kas ta põhjendas ka, et miks või? Et kõik vihkavad või mis asi? Sa pead nii paljude asjadega tegelema. Et suur koormus. Jah, et sa pead nii paljude asjadega tegelema ja sa vastutad, ta kasutas sõna vastutust, sa vastutad nii paljude asjade eest. Et ta ütles ära mine, et see vist ei tundu hea, noh. Et ma ei tea, mis see 6-aastane veel nagu mõelda oskaks, et ju ta vaatab, et üks tähtis onu aga ma arvan, kui ta natuke juttu räägiks, siis meil saaks juba nalja ka, et selles mõttes mul on siin koridoride peal ka siukeste väikeste 1. ja 2. klassi lastega siuksed naljakaid vestluseid olnud, Aga ma enne küsisin ka vaata, et kui kas saadetakse ka õpilasi siis direktori kabinetti, et kuuled, et ma ei saanud tunnis hakkama, et nüüd lähed direktori juurde ja annad aru. Sükest asja ei ole või? See oli siis vanasti pigem, sest kui mina käisin küll koolis, siis oli küll see, et osad ikkagi saadeti tunnist direktori juurde. Mõjutusmeede võib olla ja kuidagi, noh, mina ikkagi ütlen, see on nagu siuke hirmutamine nüüd direktori juurde, et mina pigem püüan olla nagu avatud, hoian oma kabineti uksed lahti, tulge, räägime, käin ise koridori peal, räägin lastega, et selles mõttes
mis siis, et direktor, aga ikkagi inimene seda näidata pigem, jah. Okei. Ja kui nüüd ütleme, et 96-aastane Ingar vaatab nüüd tänast sind, siis kas ta annaks sulle mingi soovituse, mida sa kindlasti peaksid kuulda võtma või mida ta sulle soovitaks? Nagu ikka, et kuna ma ei tea, kas seda annab selle ka jälle panna, aga et kuna ma olen sõnn, eks ole. Et ma arvan, et võib-olla ta ütleks, eriti mis puudutab nagu lähedasi, et võib-olla neid peaks kuulama vahepeal rohkem. Kas sa tegid alati nii, nagu sulle öeldi või sult küsiti? Et võib-olla ta juhiks nagu tähelepanu nagu sinna maale. Et ma vahepeal arvan, et ma teen ja ma olengi vahepeal nagu hästi eesmärgini orienteeritud ja ma lihtsalt nagu teen öösiti, aju käib kogu aeg ja ma toon selle tulemuse koju ja ma tean, aga ma kipun vahepeal, aga mida siis minu kõrval olev inimene märkab, tema nagu märkab seda vahepeal, millise hinnaga see tuleb. Sest minul on õnda eyes on the prize, nagu öeldakse, eks ole, ja ma nagu tahan selle tulemuse ära tuua. Aga et ikkagi vahepeal mingeid asju natuke nagu aeglustada ja vaadata kõrvalt ka, kuigi ma pean ennast sellest üpris heaks, sest see nagu juhina ka su jaoks nagu ülioluline, et sa nagu tajuks mingit protsessi ja mul on ülikõrged ootused ja ambitsioonid siin, aga ikkagi söö seda nagu elevanti tükkidena, et võtta endale käega katsutavad tükid, mine mööda seda rada, eks ole. Et aga vahepeal võib ikkagi juhtuda, et see haarab sind kogu see asi nagu endasse, et nagu praegu mul mingi sotsiaalmeedia projekt on, siis ma tulin see koolis, ma korraldan seda oma sünnipäeva, siis mul hakkavad pulmad juba teise käega, eks ole. Et praegu on ka nagu palju. Aga sa kasutad mingit, ma ei tea, on sul mingi süsteem nagu märkmiku näol, on sul mingi äpp või rakendus, mida sa kasutad või kus sa nagu haldad seda kõike? Suuresti on see siin. Aga jah, Google kalendar on mu peamine abivahend ja mis puudutab kõik seda tööd, siis selleks on mul eraldi märkmik, et kus mu asjad nagu on, et aga ei ole mingit jõhkrat ajajuhtimissüsteemi, et ma nagu peast liidan, lahutan kogu aeg, mul ei ole vaja vaadata kalendrisse, et teada, mis mul homme toimub. Okei. Et ma tean täpselt, mis kell ma homme pean kus kohas olema. Okei, hästi. Kuule, mis sa arvad, kas on veel mingi oluline asi, mida tahaks kindlasti mainida, mida tahaks rääkida? Ei tule praegu vist millegi peale, kus juures väga, et sellest reformist me võiksimegi ainult rääkida, aga ja muudest asjadest ka, mul nagu mõlapidamatusega probleeme ei ole, aga ei, ma arvan, rääkisime juba oodatust rohkem. Et igal juhul ilusat sünnipäeva sulle siis on 35 juubel ikkagi üsna väärikas ja ma arvan, et sa oled Eestisse oma selle jälje igal juhul jätnud, et ma arvan, et iga inimene tahab kuidagi moodi jääda meelde või panustada selliselt, et teda mäletatakse ka siis, kui mingi aja pärast kedagi enam ei ole. Et ma ei tea, kas kõigil, aga ma usun, et sinul võib-olla võiks see olla nii. Tähenduse loomine on mul oluline, jah, ma arvan. Et see on äge, et sa oled seda juba teinud nii noore seas. Väga ilus. Igal juhul aitäh, et sa võtsid selle kutse vastu siia tulla ja mul oli väga meeldiv sinuga vestelda. Jah, aitäh. Edu sulle edaspidiseks. Jah, edu tarvis. Aitäh. Aitäh.